Tere pärastlõunat, oleme siis minul on olnud peaaegu kuuajane saatepaus, polegi pärast uut olukorda salvestanud, aga seda suurem rõõm on olla tagasi siin Tartu Raadio või Kuku Raadio Tartu stuudios ja oleme siis võtmas salve 148. saadet. Mul ei ole tal isegi töö pealkirja praegu, aga juttu tuleb siis Jordan Petersonist ja Friedrich Nietzschest, nii me omavahel kokku leppisime ja nagu ikka on siis kaks saatekülalist, tere tulemast Jaanus Sooveli. Tere tulemast Mihkel Kunnus. Tere. Et oleme siis siin selles koosseisus juba korra olnud, eks? Ja see oli siis 131. saade pealkirjaga Tragöödia sünd. Rääkisime Nietzschest ja oligi Tragöödia sünd on ja Nietzsche. Starditeos. Esikteos just nimelt, jah. Ja täna oleme siis Nietzsche juurde jõudnud teist kanalit pidi tagasi läbi Jordan Petersoniga. See on siis, siin on vahepeal juhtunud nii palju, et kas ma nüüd vaatan. 141. saade oli Prohvet Preeriast, kus olid siis Kärt Kunnus ja Aleksander Eeri Laupmaa. Ja rääkisimegi Petersonist ja hakkasime siis pihta sellest Petersoni esikteosest, mis on juhtumisi tähenduse teejuhid, mis on andnud siis pealkirja sellele saatesarjale ja ajalehele. No Mihkel, ma lugesin vist eelmine sa oled käinud 15, vist ikkagi hakkab sulle 20 korda täis saama siin juba vist. Võimalik, jah. Püsieksponaat. täna ka moekalt jumestatud ma. Putini pärast naine moekas. Tegi mind moekaks, jah, et raadiokuulajale võib öelda, et mul on 2 Ukraina lippu põskede peal. Quite lovely. Ja siis Jaanus oled teist korda, eks, see sama Tragöödia sünd ja tänu Jaanusele see saade, Jaanus andis selle tõuke, kirjutas eelmisel pühapäeval, et kus on saade, et leppisime kokku ja siis kohe kõik hakkasid asjad kiiresti juhtuma. Mis plaan meil oli? Meil oli see süvapsühholoogia plaan. Ja, me tahtsime Nietzschest rääkida aga teise kandi pealt, et see on endiselt kavas, et Nietzsche siis kui süvapsühholoogia ristiisa. Ja eks me natukene tegelikult täna ju Petersoniga ka selle natukene teeme selles siit ka ukse lahti, ma arvan. No paratamatult kindlasti. Et Peterson tõi minu jaoks ikkagi Jungi maale ja Jung on süvapsühholoogia. Kogu selle temaatika tõi lauale, mis mul seal polnud nende majandusteooria hookuspookus kõrvale ei mahtunudki midagi. No ja juhtumisi on, ma arvan, et jälle on Peterson väga aktuaalne selles mõttes, et kuidas Peterson hakkas seda Maps of Meaning'it kirjutama või mis oli tema enda psühholoogiline tõlge. Teda eks ju vaevas see, et kuidas on siuke asi nagu külm süda võimalik, eks ju kaasa arvatud sellega, et külm sõda. Ja ma kusin külm süda. Külm sõda, kuidas selline asi on võimalik, eks ju, et pannakse ilge ideoloogiline eesriia maha ja selle nimel inimesed on valmis mitte lihtsalt vastast tapma, vaid nii ennast kui vastast sisuliselt kogu maailma õhku laskma. Eks ju see vastastikune hävitamise Newtonile, mis asi see on, see tuumarelva vastastikune garanteeritud hävitamine. Sõnaga, kui tuumasõda algab, siis vastastikku hävitatakse ära, sisuliselt terve maa. Inimkond hävitatakse ära lihtsalt. Õige, sest tema ju, nii kui Jungil hakkas, eks ole, nägemused sellest 1913 hakkas ta nägema neid nägemusi, eks, mis ta vanasasse raamatusse raius lõpuks sellest lähenevast katastroofist Euroopas ja Peterson hakkas samasugused tuumasõja need painajad peal käima. Ja praegu nagu väga huvitav paralleel ja sa tähelepanu juhtsid sellele. Nüüd 24. veebruar 2022 pandi hüppega lähemale sellele. Pandi hüppega raudne eesriie püsti mingis mõttes. Selles mõttes nagu võib-olla vähendatud versioonis, aga Venemaa praegu Põhja-Korea astub tuuma või täiesti ahvikiirusel. No ja tuletame meelde, enne seda oli 12. märts 2020, kui hüsteeria hüppas
tegi kõva jõnksu ja tegi kõva jõnkse ja tundub, et kõrgemale enam ei saanudki ja nüüd on hopsti sai, see on jämmastav ajalehes seespoolt vaadates, see on nii huvitav, et nii kui see Ukrainas agressioon tuli Venemaalt, et see, mis asju loetakse, et minul kui hariduse teadusvaldkonna nokkerdajal on see muidugi hästi nukker, minul külge ei loe keegi, eks selles mõttes ainult sõjauudised, et vaatad, mis on need loetavuse topis, seal 21 on kõik Ukrainaga seotud. Koroona istub nukrad pingil ja seda on ära unustatud midagi, et ma ei tea, kuskilt päevitatud. Mõtleme, mis küll läks valesti. Kuskil kirjalikas allikates vist on. Esimene poolaeg oli palju lubav ja nüüd teisel poole ei saa üldse mängida. Peterson on nagu ise ka öelnud seal just, et kui ta hakkas seda Maps of Meaningit nagu kirjutama või planeerima, et siis nagu üks tema muresid oligi just nagu täiesti reaalne tuumasõja oht 60-ndatel, 70-ndatel, et see oht oli täiesti reaalne. Ja me oleme täpselt siin samas kohas tagasi, et see oht on jälle muutunud reaalseks. Ja tõepoolest, Petersoni nagu see, või ta tahtiski nagu enda jaoks läbi mõelda, et kuidas see külm sõda, eks ole, et kuidas see on võimalik ja totalitarism, eks ole, et kuidas on võimalik, et me jõuame mingisuguse suletud totalitaristliku ühiskonna, et mis on need motivatsioonid selle taga ja seda ta tahtis väga sügavalt läbi mõelda. See oli tema selle raamatu motivatsioon ja 15 aastat. Jah, täpselt. Ja nüüd me oleme mingis mõttes samas kohas, et tõepoolest Peterson nagu on väga aktuaalne. Väga aktuaalne ja me ei jõudnud, aga see muidugi, see oli see, kus tal see oli see käimava lükk. Ja siin on paralleel Jungiga ju täiesti ilmne, eks. Ja kui me peaksime andma oma kuulajatele kodutöö või ise võtma kodutöö on siis niimoodi, et see tähendab mediteerida teema üle, et kui ma oleks Venemaal ja siis on aktsioom see, et ma kannaks Z-tähte ja pooldaks agressiooni Ukrainasse. Mismoodi ma siis mõtleksin? Jaa, sest tema ütles, eks ju, et kui sa arvad, et sina ei oleks Natsi-Saksamaal olnud nats, siis sa ei tunne ennast piisavalt. Sest fakt on see, et enamus oli. Ja eks ju, kõige statistiliselt on kõige ilmsem, et tõenäoliselt sa ei ole mingi superkangelane või erandlik inimene. Et enamik normaalseid inimesi olid Saksamaal natsid. Nii nagu praegu on enamik normaalseid inimesi Venemaal putinistid võib öelda, eks ju, kui me vaatame seal igasugused videosid, kuidas need koolilapsed on kõigil Z-id rinnas ja loobivad kätt ja isegi Eestisse on tulnud, eks ju, neid mõningad Z-tähega autosid ja et kuidas see psühholoogiliselt sihuke seestumisprotsess käib ja on nagu kõrk arvata, et meid see ei puudutaks, kui me elaksime ise samasugustes tingimustes. Olles tulnud just läbi ühe massihüsteeria, ma ütleks, lisaksin selle juurde veel. Jah, see on küll ära unustatud. Selle, et uus tuli kohe peale. Jah, aga see läheb võib-olla natuke isegi teemast mööda, et sellisel, ma ei tea, totalitaristliku ühiskonna kujunemisel on nagu väga sügavad põhjused ja sellepärast me peamegi sinna tagasi Nietzsche juurde pöörduma ja nii edasi, et mis seal kõik juhtus ja kuidas Peterson seda näeb, aga mis puutub sellesse, et kõik ma ei tea, et enamik venelasi on putinistid või et enamik sakslasi tollal olid natsid, siis ühelt poolt küll selles mõttes, et nagu ideoloogia selline vägi on väga suur ja ta tõesti nagu mõjutab hästi paljusid, aga ikkagi mingi normaalne sakslane, eks ole, ta kindlasti nagu toetas mingisuguseid natsismi postulaate, aga ta kindlasti ei olnud nats selles mõttes, et normaalne sakslane oleks uskunud, et kõik juudid tuleb ära hävitada või midagi sellist, et siin tuleb nagu ettevaatlik olla, et samamoodi kindlasti väga paljud venelased toetavad Putinit, samas ilmselt nad ei toeta seda, et tapetakse tuhandeid ukrainlasi. Ja sünnitusmaased pommitatakse, see on see, et nad ei usu seda ja Saksamaal oli ka ju see, et ega väga paljud ei uskunud üldse, et kuidas toimub. Ja taheti ka mööda vaadata. Ja, see on see... Willful blindness oli ju see, eks ole, see sõna, mis jäi meelde, kui ma seda ikka kuulasin tonnide kaupa omale. Ja, et see on see on, mis me võiks olla siis, soovpimedus või? Soovpimedus, päris ilus, jah. Tahtlik mööda vaatamine, luulelisem vaste, siis soovpimedus. Sest seda on ka just, ma arvan Venemaal praegu hästi palju, vaid see ongi see põhiline. Esimene hea leid. Ja kusjuures, siin võime minna korraks Petersoni väga suure lemmiku ja hästi hinnatud autori juurde, Aleksandr Solženitšini juurde, kes eks ju raiuski siis niimoodi, et kus iga kodanik peab alustama see, et just nimelt ta peab keelduma sellest
soovpimedusest, et ta ei tohi minna kaasa selle propagandaga, sest noh, ma saan aru... Räägib oma enda kogemustest, sest Solženitsyn tegi selle kõik läbi üheks. Jaa, et sa, arusaadavalt sa tahad, et sinu riik ja rahvas oleks heade poolel ja seda on tõenäoliselt väga valus näha ja mida ma ka mõtlen, et kõige parem asi, mis siit välja juhtub, on see, et venelased on varsti samasuguse hiiglasliku eepilise pohmelli ees, nagu olid sakslased pärast teist maailmasõda, kui nad said hakata külastama holokauste. Ja see ei ole mingi lihtne asi, millest välja tulla ega seda läbi teha. Et see on mingi, see on päris õudne asi. Jah, see mõte on läbi käinud, et see nii. Mulle tundub, et me mingis mõttes jõuame millenegi väga olulisena siin, mis nagu oli ka, on ka Petersoni puhul väga oluline ja mis on nagu ka Petersoni mõtlemise retseptsioonis olnud väga oluline ja me teame, et see retseptsioon on olnud väga vaenulik kohati, väga selline võitluslik, tal on vastu võideldud selles mõttes ja nagu teda nagu väga ebaõiglaselt ka kritiseeritud. Ühesõnaga, ja see on täpselt seotud selle samaga, mis ütles, et paljud sakslased olid natsid ja paljud venelased on nagu putinistid, et Tartu Ülikooli rektoraat võttis vastu otsuse, et ta ei võta enam vastu tudengeid Valgevenest ja Venemaalt. Ja mina ilmselgelt seda otsust ei toeta, selles mõttes, et see on just see, et see on nagu väga lihtne mõtlemisviis, et kõik venelased on putinistid, selles mõttes, et see on nagu, et siin nagu igasugused nüansse ja asju arvesse ei võeta. Ilmselgelt kõik venelased ei ole putinistid, selles mõttes, ja kui me nagu lihtsalt nagu nende tegude tõttu, mis praegu toimuvad, et nagu terve rahvuse või kuidagi süüdistame tervet rahvust või iga selle liiget, siis see on nagu väga lihtne mõtlemisviis, eks ole, et siin nagu tegelikult eriti mõtlemist ei olegi, lihtsalt väga lihtne on nagu kogu rahvust diskrediteerida, aga ilmselgelt see... ja kui etnose põhjal teha, siis on nagu peegelpilt fašismist, eks ju. Jah, täpselt, seda ma mõtlengi. Täpselt seda ma mõtlengi. Ja selles mõttes on see just see, et Petersoni lugejaid ja huvilisi ju sageli nimetatakse fašistideks. Saad aru? Selles mõttes, et siin on ju otsene seos, et see on nagu hästi oluline probleem, et kui me nagu mingi etnose põhjal või mingi asja põhjal teeme mingisuguseid nagu täiesti pööraseid üldistusi, aga et kõik venelased on putinistid, sellepärast me ei saa enam venelasi ülikooli vastu võtta, eks ole, või et see, kes loeb Petersoni, on fašist, eks ole, või et sellised täiesti pöörased üldistused on nagu, et see ei reeda nagu just mõtlemise nagu sügavust. Aga ütleme, mida see F-sõna siis selles konkreetses kontekstis võiks tähendada, et on satanist sisuliselt mingis sellises... tähendab, ma arvan, et jah, et fašism on selline sõna, mida tuleb küll tavaliselt enne määratust. Hakkame nüüd, millest me siis nüüd õigupoolest? Ma arvan, et võib-olla kõige lihtsam ongi niimoodi, et kui me vaatame seda Z-tähega seltskonda, siis eks ju üks juht, üks etnos, eks ju, ja indiviid lahustatakse selles, et sa allutad ennast sellele ühele suurele eesmärgile. Üks riik, üks juht, üks rahvus. Eks erinevused tasalülitatakse. Et see, mida näiteks Peterson teeb, ta on ju kogu aeg indiviidi kaitsel, ta on hästi indiviidi keskne. Ja loomulikult, et me peame vaatama iga indiviidi eraldi. Aga muidugi üks asi, et kui me rääkisime niisugust fašistlikust, siis minust vaatan, et spontaansed reaktsioonid, mis olid siis, kui see agressioon just algas, näiteks, et mingitest selveritest kaotati ära ka umbes vene laste raamatud. Et see mingi spontaanne reaktsioon oli tegelikult siuke hästi nagu primitiivne vastufašism. Hästi korra nagu vahemärkus täpselt, et kuskil Itaalias ja mingis riigis veel vene klassika, täpselt Dostojevski, ei, venelane, väga kahtlane, Tšehhov, teatrilavadelt maha, väga kahtlane, selles mõttes venelane. Aga me ei ole seda pole ju esimest korda, see on neid ju ära kaotatud sealt kavadest ju küll ja see psüühiline dünaamika seal all on ju sama minu arvates, et see on lihtsalt mingid aplikatsioonid, mis siin kerkivad, vahepeal oli Batsill ja see, kes seda piisavalt tõsiselt ei võtta, nüüd on Putin ja ma arvan, et ega see Putini asi meid ka kaua üle, kui ta nüüd pommidega hakkab vehkima, siis võib-olla ta suudab neid uudiseid. Seal on eskalatsiooniredeleid jah, näiteks NATO riigi ründamine ja muidugi laes on taktikaline tuumarelv. Minu hullud ja keemairõlvad on vahepeal veel. Aga just sellise aga sellisel kujul see ei toida kaua uudised, ma arvan, siin tuleb jälle mingi uus kord. Aga just selliste välistamismehhanismide nagu analüüsile ja nende kritiseerimisel ongi ju suur osa nagu Petersoni mõttest pühendatud, et ta püüab mõista, kust tekivad sellised
mõttefiguurid, eks ole, et miks me mõtleme nagu niimoodi välistamisterminites, et venelane, Dostojevski ka venelane, võtame kirjanduse või kirjandusprogrammist digitaalne programm 01, eks. Et see on nagu tõesti, ja see ongi see, mis Petersoni järgi lõpuks ju viiski totalitaarsete, või üks põhjusi, mis viiski totalitaarsete süsteemide kujunemiseni, et ja ilmselgelt ja see on ja irooniline on see juures see, et Petersoni ennast on ju süüdistatud fašismis, et tema, kes tegelikult nagu püüdis mõista neid mehhanisme, et kuidas fašism välja areneb, et ta ise on nagu, talle omistatakse see fašismi silt, et see on nagu keda ei oleks, ma arvan, siin ma ei tea, kas sind on fašismis süüdistatud juba või ütleme niimoodi, et mingites kontekstides vist isegi, kas just, ei fašistiks ütleme otseselt ei ole, küll aga on mulle kleebitud muid silte külge. Selles mõttes, et siin pole midagi iseäralikkuses, aga see on väga kurb, see on nagu ohtlik, see on väga ohtlik, et see kuidagi on ikkagi need märksõnad, mis mina siit nüüd esimese veerandtunni jooksul olen endale üles noppinud ja mille juurde me võikski jääda, võib-olla 2. Totalitarism ja hüsteeria ja siis Nietzsche ja Peterson, et võtame, kuidas on omavahel seotud hüsteeria ja totalitarism teie, ütleme, pakun välja sellise väikse ringi nüüd. Vot, no jah, hüsteeria on samasugune sõna, eks ju, selle, no kes selle, kusjuures, kes selle nagu nii-öelda laia tarbe psühholoogiasse tõi, oli Freud, ma ei tea, eks ju, oma hüsteeria analüüsidega, ja seal oli ta seotud, eks ju, nagu etümoloogiliselt ka emakaga, eks ju, siis on see naiste hüsteeriad ja sellised asjad, aga tänapäeval on see ikka rohkem midagi massipsühhoosilaadset või midagi sihukest ärevusseisund või midagi sellist ja sihuke massipsühhoos, totalitarism ja massipsühhoos ja sihuke emotsionaalne kokkusidumine ja rahva ja masside mobiliseerimine, et loomulikult see on praegu üsna aktuaalne, et seda on käinud ja muidugi see on huvitav, et ma ise unustan ka ära, ma tunnen, et ma unustan ära, et ma tõesti näiteks koroona ma olengi nagu ära unustanud, et ma pean nagu kuidagi intellektuaalselt seda meeles hoidma, et see alles oli, aga tegelikult oli enne koroonat olid ju ka hästi suured pensionipaanika oli, sellega on kõik korras, neid probleeme meil ei ole enam. Ja siis oli loomulikult see kooseluseaduse asi oli ja referendum, et nagu see võttis ikka nagu tohutult, eks ju, et selles mõttes see substraat oli juba nii pehme, et anna ainult parem vorm ja praegu on õnneks leitud või nii-öelda õnneks leitud kogu aeg nagu legitiimsemaid vorme olemaks hästi kollektiivselt ärevil. Ja mulle tundub jah, et see on see üks kujund selle asja edasiandmiseks on võib-olla see, et see on see hüsteeria vorm, mitte materiaalne vorm, mis otsib endale mingit sellist just nimelt substraati, millel toituda mõnda aega ja mille ta siis ammendab. Tundub, et koroonast on mahl nüüd viimseni välja imetud ja seda oli ja saigi parema, eks ju, ma ütleks, et sai objektiivselt parema asja. Absoluutselt, tuumapomm on ikkagi juba niisugune kõva upgrade. Tuumapomm on ja lagi ja muidugi Putin ähvardas ka tuumapommiga, lasi panna nad kõrgendatud valmisolekusse, eks ju, see on nagu päris hästi annab seda, rikub tuju ära küll. Aga, palun. Et ma lihtsalt mõtlesingi võib-olla siis ka nagu Nietzsche kuidagi sisse tuua, et siin nagu see oluline märksõna on nihilism. Selles mõttes, et kui Peterson tutvustab oma raamatut Tähenduse teejuhid oma mingil veebilehel, siis seal on pikk tsitaat Nietzschelt. Ühesõnaga, ja see on just seesama tsitaat, kus Nietzsche kõneleb Jumala surmast ja selle erakordse sündmuse tagajärgedest kogu inimolemisele. Ja nihilism nagu ongi see, kui mingisugune vana, ülivägev, ütleme, mõttesüsteem, mis pakkus meile hästi mugava ja tähendusliku maailma tõlgenduse. Ühesõnaga, inimene teades, miks ta on siin planeedil, mis ta elu mõte on, mis on universumi mõte,
religioon vastas kõikidele nendele küsimustele. Ja nüüd pärast Jumala surma see tohutu mõtte ja uskumuste süsteem, mis oli kestnud paar tuhat aastat, ühtäkki vajub see kokku ja tekib tähenduskriis, tähendust ei ole enam. Mis on tähendus? Milleks üldse, eks ole? Ja nihilism, Nietzsche defineerib seda niimoodi, et mitte millegil pole enam tähendust. Nii. Ja nüüd seda probleemi, et Peterson on üks väheseid, vähemalt kes praegu olevatest mõtlejatest, kes võtab seda probleemi nagu väga-väga tõsiselt. Ja tema nagu, ja ilmselt te nõustuksite, et Petersoni selline põhiküsimus või põhiprobleem ongi tähenduse probleem. Eks ole, tähenduse probleem. Ja selles mõttes on Nietzsche, see on täiesti arusaadav, miks nagu ta peab Nietzsche't nagu nii oluliseks mõtlejaks, et Nietzsche püstitas selle sama probleemi juba 100 aastat tagasi või rohkem 100 aastat tagasi sellise intensiivsusega. Ja muidugi vahepeal oli seal veel nagu, me teame Petersoni nagu sellist postmodernismi kriitikat, aga enne muidugi, postmodernismi ütlema, oli eksistentsialism. Ja eksistentsialistid tegelikult tegelesid ka väga põhjalikult selle tähenduse küsimusega ja indiviidiga. Et indiviid on ka eksistentsialismis tegelikult keskmest, võtame Camus või Sartre või, et tegelikult indiviid on ka seal, aga tõepoolest siis 20 aastat hiljem, kui hakkab selline postmodernistlik mõtlemine esile kerkima, siis indiviid tõesti kaotab oma sellise positsiooni, eks ole, tulevad grupid, tulevad mingisugused süsteemid, nii, ja nüüd Peterson selles mõttes natuke nagu taaselustab sellist eksistentsialistlikku filosoofiat ja mõtteviisi. Ja et ta seda teeb, selle üle mul on nagu väga hea meel. Selle üle, et see on nagu hästi oluline. Ja kusjuures näiteks see, miks tal on see tõrge või kasutab sõimusõnana marksist, ja ongi see, et marksismil olid klassid, eks ju, mitte indiviid, vaid grupid, ja kusjuures see, et aktsioom, et klass määrab indiviidi teadvuse ja ta jättis indiviidi kõrvale, et siin on üks ääretult oluline antagonism sees, eks ju, maailmavaateline hoiak, et Petersoni arvates on indiviid on primaarne ja me peame lähtuma indiviidist, eks ju, ja alati, kui me hakkame mingi grupipõhiselt hinnanguid andma, on võimalus, et me teeme liiga. Ja nendes kultuurisõdades ta ütleb ka, et eks ju, ta ei ole ei ühel ega teisel pool, sest häda on selles, et need niisugused vasakpoolsed igasugused vähemus, nüüd on nad transõigusteni jõudnud, eks ju, need kipuvad ikka vaatama gruppi nagu primaarsena indiviidi ees, eks ju, et teevad seal oma hierarhiaid sellest, et milline on rõhutuse aste, ja siis eks ju need parempoolsed äärmuslased, need võtavad selle mingis mõttes omaks, nad tahavad kehtestada vahel mingeid teisi gruppe, eks ju, aga arvavad ka, et seda mängu saab võita. Ja tema arvates on see vale. Ta ütleb, et tuleb hüljata üldse see grupipõhine lähenemine ja vaadata indiviidi keskselt. Nii palju on. Et selles mõttes, et miks on teda tihti öelda, või tema kohta on öeldud alt-right või transfoob või midagi sellist, on see, et ta lammutab neid vasakaktiviste, eks ju, aga tähele ei panda seda, et tegelikult parem äärmuslased pole temalt mitte midagi peale vasakute kriitika üle võtta. Et parem radikaalid ei saa temalt midagi konstruktiivset, me võime küsida, et mida räägib Peterson rahvuslusest, see ei ole üldse relevantne kategooria tal praktiliselt, et sealt ei saa tuge, temalt saab tuge ainult näiteks vasakpoolsete lammutamiseks, samas kui need vasakäärmuslased loeksid Petersoni, nad saaksid tuge sealt paremäärmusluse lammutamiseks, eks ta on nagu antitotalitarist, eks. Ta on vasaklaager on ta pannud juba ühte kasti ära muidugi see pole ka nii oluline, sest üks asi, mis mind nagu kurvastab, on see, et see pinnapealne kultuurisõda, mis siin on ilgelt kaua kestnud, et see viib tema sellest Maps of Meaningust mööda tegelikult ja tema tegelikult on need piibliloengud, see, mis on tõeliselt väärt minu arust tema puhul. Just, et korra veel sinna, täiesti nõus, see indiviid versus mingisugune grupi identiteet ja siit siis see identiteedipoliitika kriitika. Aga just see identiteedipoliitika rajaneb just sellel lähenemisel, eks indiviidi vastasel mingil mõttes. Just nimelt grupi identiteedil, eks ole, et aga jah, et siis selline nihilism, eks ole, selline tähenduse puudumine, ütleme isegi nagu peapööritus, mida siis Nietzsche kirjeldab seal 19. sajandi lõpus,
nii, ja Nietzsche tõepoolest nagu... Sa oskaksid eriti mingi teose välja tuua, kus see teema erilise intensiivsusega esile kerkib? Ma ütleks niimoodi, et kõige selgemalt kerkib see esile Nietzsche järele jäänud märkmetes, mida on nagu palju köiteid ja mida Nietzsche ise tegelikult ei jõudnudki avaldada. Aga avaldatud teostest on see näiteks moraali genealoogiast täiesti olemas, tegelikult ka sealpool head ja kurja, et ühesõnaga ka avaldatud teostest ta räägib sellest päris palju, aga alati natuke nagu kuidagi kujundlikul viisil, ta on hästi selline hea kirjanik, aga seal järelenud märkmetes, seal ta nagu tõesti võtab niimoodi nagu väga selgete lausetega nagu kogu probleemi nagu kokku. Aga neid ta ise niimoodi ei avaldanud, ilmselt ta pidas stilistiliselt neid lihtsalt nagu kehvadeks, et igatahes siis selline nagu peapööritus, mida Nietzsche siis kirjeldab, selline vaakum, eks ole, nii. Ja nüüd Peterson näitab, kuidas selline, et kui inimesel nagu, kui meil ei ole tähendust, eks ole, või kui me oleme tõesti sellises tühjas ruumis, eks ole, ja kus nagu, ja meil ei ole nagu mingit suunda, me ei tea, kuhu poole me liigume, mida me teeme, et see ongi selline olukord, mis väga kergesti võib viia totalitarismi. Selles mõttes, ja Nietzsche ise tegelikult näeb seda väga prohvetlikult ette, näiteks sealpool heas ja kurjas, seal on väga selge tsitaat, et Nietzsche ise kirjutab kuidagi niimoodi, et see nihilism või see olukord või see jumala surm, et see põhjustab sõdasid, mida pole maa peal kunagi varem nähtud. Ja selles mõttes ta ilmselgelt nagu näeb ette esimest ja teist maailmasõda ja selles mõttes, et see tähenduse puudus, see peapööritus, ilmselgelt on see üks põhjus nendele maailmasõdadele, selles mõttes, et ja siin on muidugi midagi väga olulist, mida Peterson on nagu eriti rõhutanud, on see, et inimene vajab tähendust, selles mõttes, et ilma tähenduseta me ei tule toime, selles mõttes, et meil on vaja mingit tähendust. Ja siin Peterson paneb just erilise rõhu selle vastutuse mõistele, eks ole, et kui sa võtad vastutuse, siis selle kaudu sa nagu saad mingit tähendust täpselt. Ja nüüd, ja sellest lähtub ka tema selline kriitika ikkagi väga selgelt postmodernismi aadressil, sest Petersonile tundub, et postmodernistid veel enam hävitavad selle, või tahavad igasuguse tähenduse ära hävitada, täiesti killustada kõik, eks ole, et mitte midagi ei järgi. Et ta kuskil ütleb väga, väga toredasti, et noor inimene läheb ülikooli, eks ole, ja tal on võib-olla mingid riismed mingist tähendusest, eks ole, ja millestki hoiab veel kinni, ja siis ülikool viskab ta keset merd, et saa nüüd ise hakkama, sa oled vaba, mine nüüd, saa nüüd ise hakkama, et no jah, aga siis alt hõlma tehakse see ära, siis tuleb alt hõlma ikkagi see, et lähme nüüd ikkagi sellele demonstratsioonile lõpuks, sest et suur osa nii-öelda professoritest on ikkagi kõvad aktivistid lõpuks. Ja sest sellest ei saa hakka, et ikka need rõhumise hierarhiad tulevad ja siis vaja lammutada ja siis marksism annab või need kategooriad annavad jälle tähenduse, eks ju. Ja kusjuures siin on ka näha see, et see, mida Dostojevskiga väga palju on välja toonud Nietzschele oluline kuju psühholoogia seisukohalt see, et inimene tahab kannatada mingis hetkes tähenduse nimel, näiteks see Kolja Krassotkin seal hüüab niimoodi seal raamatu lõpus, eks ju, et ma tahan kannatada kõigi nimel, eks ju, juhul kui see annab tähenduse. Ja me võime võtta see mingi kergema versiooni, eks ju, näiteks loomakaitsjad, kes nad otsivad oma elule tähendust sellega näiteks, et nad aitavad loomi, keda väga halvasti koheldaks. Eks ju, see on selline jeesuslik impulss. Niimoodi ta kritiseerinud ka utilitarismi, eks ju, sest utilitarism ütleb, et seda, et tuleb suunduda selles suunas, et rohkem heaolu maksimaalselt paljudele, hüvede maksimeerimine näiteks või midagi siukest, aga heaolu, aga siukene meetriline heaolu, ta ei suuda tuvastada tähenduslikkust ja see on inimese motivatsioonis olulisem. Aga sellele lihtsalt ei pääse ligi. Tal on mitmeid suurepärased laused, üks on see, Jaanus on siin tsiteerinud ja Mihkel, aga see, mis mulle tuleb siin kontekstis meelde, kui tähendus puudub, et siis on alternatiiv, on lihtsalt üritada ennast hommikul voodis padjaga lämmatada. Täpselt. Ja seda ei pea, siis lõpuks ikkagi klammerdutakse mingi pisifüüri külge, kes siis ütleb, et seal on tähendus on seal, eks. Kas pisifüüri või siis nagu
kõige sellise esmasema naudingu allika, ühesõnaga. Jah, teine on hedonist, sellega nagu lämmatatakse seda tähenduse nagu sellist frustratsiooni, mis sellest tekib. Valuvaigisti. Ja depressioon, see on ju otseselt, selles mõttes antidepressandid ju muudavad meid kuidagi nagu zombilikuks või kuidagi nagu selleks nagu ükskõikseks, eks ole. See on see, et saaks hommikul lipsu ette ja jõuaks oma kontorisse, eks, et ja teeks oma vajalikud numbrid ära ja et see depressioon on ka otseselt tähenduse puudumine. Tähenduse puudumine, täpselt. Melanhoolia ilma jumalata, keegi ütles väga ilusti. Jah, et mitte kannatuse vastu, vaid tähenduse puuduse vastu. Sest see, mida Peterson võtab nagu budistidelt ka üle, on see, et elu on kannatus, eks seda, ja tähendus on see, mis on nagu olulisem väärtus. No võib-olla peaks minema sinna 19. sajandi maailmapilti, eks ju, kui see, miks see jumal üldse suri? No see, mida ka Nietzsche ilusti välja toob, eks ju, et kristluses oli nii tugev tõekirg, eks ju, et see tõekirg transformeerus teaduseks, loodusteaduseks ja see loodusteadus omamoodi näris ära kristliku dogmaatika alused. Eks, sest kristlik müüt loomulikult sisaldab ka väiteid maailma ülesehituse kohta ja siis teadus sealt poolt hakkas vaikselt närima, näitas, et see on vale, see väide on vale ja siis niimoodi laguneski ära. Aga see, mis teadusel nagu miinuseks on see, et teadus tähenduse puhul nagu üldse ei aita. Et see, mis teaduse teeb tugevaks, tema objektiivsus ja tähendusetus on teiselt poolt tema nõrkus. Usume teadust tuleb mulle meelde, hiljutine korralik moeslogan meil. Et eks ju see, mille Hume tõi selle kõige selgemalt välja, teataksegi Hume'i giljotiinina, et sellest, kuidas asjad on, ei järeldu kuidagi loogiliselt või üheselt, kuidas nad olema peaks. Väärtus ja fakti erinevus. Väärtus ja fakti erinevus on, ja see, kui me tahame teha siin hästi teaduspõhiselt kõike ja olla hästi teaduspõhised, siis see meid ei aita kuidagi tähenduslikkusele juurde. Et see on see probleem. Et kuidas me seda teadust ka arendaks. Ja see, mida nüüd, võib-olla läheme kohe sinna, et kus ta Nietzschest lahkneb, eks ju. Sa räägid nüüd Petersonist. Jah, kus Peterson ütleb, et Nietzsche eksis. Ta ütleb, et Nietzsche eksis usus, et inimene saab ise tähendust luua. Ja see on nüüd see koht, ütles, et kus ta läheb Jungi juurde. Jung ütles ka seda, et jah, me ei saa tähendust luua, me avastame tähendusi. Ja see on see koht, millele Peterson alla kirjutab, Jungi abil siis niimoodi. Inimene ei suuda tähendusi luua, aga me saame need avastada. Ja me saame need avastada enda seest. Ja väikse sihukese poliitfilosoofilisele kõrvalepõikena ütleb seda sama näiteks Isaiah Berlin, kui ta vaatab tagasi nendele natsismile ja kommunismile, ütles, et niimoodi, et inimesed leidsid eest väärtused, vaatasid, väärtus ei ole, teeme ise. Ja siis nad olles kogenud nii natsismi kui kommunismi õudust, said nad aru, et on ikka küll, eks ju. Et kui me mingitest asjadest oma tahte ja pingutusega loobume või heroilise tegutsemisega, siis me tagantjärgi märkame, et on ikka küll mingid väärtused. Et praegu ma võiks öelda, et see võib tuua sellise kujundiga, et see, mida tegi Stalin ja see, mida tegid Hitler, nad tegid masskaalal Raskolnikovi. Eks ju, Raskolnikov oli see, kes mõtles nii ja nii on mõistlik käituda, teeme, siis on tulemus hea, eks ju. Kommunistid mõtlesid, et teeme nii ja nii, on hea, aga siis neid üllatas see tagajärg, mida nad ei suutnud enda psüühikas ennustada. Hitler ka samamoodi, eks ju, et sa võid panna hästi ilusa ratsionaalse eesmärgi püsti, aga sa ei suuda ennustada, kui sa ei tunne ennast, sa ei suuda ennustada oma psüühilisi reaktsioone. Raskolnikovi lugu täpselt, eks. Jah, selles mõttes tõepoolest, et Nietzschel on arvutus ei klappinud ikkagi lõpuks, see positiivistlik rehkendus ei klappinud. Et Nietzschel on tõepoolest hästi kuulus lause või selline formulatsioon, et kõikide väärtuste ümbervääristamine, eks ole. Ja sellega ta mõtles tõesti seda, et kõik need vanad kristlikud väärtused tuleb ümbervääristada, eks ole. Ja nüüd muidugi sellised Nietzsche uurijad, maailmas on täiesti olemas selline nagu Nietzsche tööstus, et ilmub sadu raamatuid nagu iga aasta Nietzsche kohta, et see on täiesti mõeldamatult suur. Et Nietzsche uurijad, seesama Nietzsche tööstus siis on nagu püüdnud nagu just nagu uurida, et mis on nende uute väärtuste siis, ma ei tea, kriteerium või alus või mille alusel need uued väärtused siis tuleb luua Nietzsche järgi. Ja seal on nagu palju erinevaid vastuseid, aga see on ilmselt küll tõsi jah,
et Nietzsche ikkagi Peterson mingis mõttes ikkagi käändub sinna, ütleme, kristlusse tagasi. Natuke teisel viisil, eks ole, aga ta käändub sinna tagasi. Ja kõvasti protestantismi mulle tuleb. Sellest see käis meil vist läbi juba, või käis see Aleksander Eerik? Oli vist seal pigem, jah, ta on ikka, tal on kõva protestantlik vaib on all, eks, ja siis ma kuulasin vist pärast seda saadet just mingit Petersoni asja, kus ta räägib, kuidas ta seal oma selles, kus ta seal elas seal preeri ääre peal, tegid katoliiklastega, toimus mingi loopisid seal 11 mätaste ja aga vabandust, täiesti sages on see mõtet, aga ja ei, üldse mitte, et tõepoolest tahtsin lisada selle juurde. Ja absoluutselt, et Peterson nagu tõesti käändub nagu sinna kristlusse ikkagi tagasi ja mitte ainult kristlusse, vaid nagu ka mütoloogiasse, eks ole, ja püüab tõesti avastada nagu sealt neid mingisuguseid väärtusi. Aga mitte kiriku kristlasena. Ei, mitte kiriku, teistmoodi käib täpselt, just nimelt, et ta sugugi ei käändu tagasi mingisugusesse sellisesse mugavasse kiriku kristlusse. Mida Nietzsche eriti, selleks on ta liiga palju Nietzscheaan. Täpselt, et Peterson on selles mõttes ikkagi nagu selline hästi läbinägev ja ikkagi väga sügavmõtleja, aga Nietzsche tõepoolest tahtis ikkagi kristluse nagu selja taha jätta, et ta tahtis ikkagi need kristlikud väärtused kuidagi täielikult ületada, nii, ja siis ja küsimus tekib tõepoolest, aga kuhu siis, eks ole, et ja Nietzsche pakub tegelikult erinevaid vastuseid, et mis suunas me peaksime nagu liikuma. See on huvitav. Üks näiteks on selline, see on hästi kuulus muidugi ju Nietzsche see jällegi sõna, et aga see on mõtteeksperiment, et Nietzsche pakub nagu erinevaid mõtteeksperimente, nii. Ja see lugeja ise peab nagu otsustama, et kuhu minna. Aga üks võimalik vastus on muidugi see üleinimene või üliinimene, eks ole, et inimene peab kuidagi nagu ületama kõik selle, mis temas on väikest, madalat ja alatut, inimlikku ja saama selliseks suureks loojaks ja see suur looja ongi siis see, kes loob suudab iseendale uued väärtused luua. Ühesõnaga, et ta nagu ei ole determineeritud mingite vanade väärtuste poolt, vaid ta loob iseendale uued väärtused. Ja siit muidugi tuleb see Raskolnikovi asi loomulikult jälle sisse natuke, aga muidugi Raskolnikov tegelikult selles mõttes on erinev, et tema ikkagi ju, ta idee oli ju ikkagi see, et ta võtab selle raha sellelt vanamutilt ja siis teeb palju head. Ühesõnaga, et tegelikult Raskolnikov juhtis ikkagi see headuse ideaal. Nii, Nietzsche selles mõttes on muidugi radikaalsem, et see inimene ikkagi, et see niimoodi üleinimene, et ta loob nagu iseendale täiesti uued väärtused ja Nietzsche tõesti ikkagi ei arvanud, et ta avastab need kuskilt või et ta läheb tagasi kuhugi religiooni või kuhugi nagu mütoloogiasse, siis avastab mingid arhetüübid või mida iganes. Nietzsche ikkagi selles mõttes tõesti nagu, aga see on üks will to power, will to power, aga see on tõesti nagu üks mõtteeksperiment, et tal on tegelikult ka teisi. See on Villet Surmaht on ta. Villet Surmaht, et selles mõttes tõesti, et erinevused on, kindlasti on siin mitmed ja see on ka nagu üks asi, et me vist eelmine korra rääkisime sellest, et Nietzsche ju tegelikult on nagu ühelt poolt nagu mõjutanud või Petersonile nagu inspiratsiooniallikas, aga teiselt poolt on ju Nietzsche ka väga suur inspiratsiooniallikas postmodernistidele. Selles mõttes, et kõik Derridaad, Foucault ja Deleuze'id, et autor, keda nad kõige enam tsiteerivad ja kellele viitavad, on Nietzsche ise, selles mõttes. See on ikka see väärtuste küsimus, eks siis tõenäoliselt. Tema relativiseeris need, eks ju. Tema relativiseeris, perspektiivism tuli temalt sisse. Ja õige küll, jah, seda rõhutab. Nietzsche'l on ju see hästi kuulus, et ei ole olemas fakte, on ainult tõlgendused, eks ole. Et fakte ei ole ainult tõlgendused ja see muidugi loomulikult meeldis väga postmodernistidele, ühesõnaga nii, et postmodernist, Nietzsche on tõesti autor, kellel tegelikult postmodernistlikud mõtlejad Foucault, Deleuze, Derrida viitavad kõige enam tegelikult, nii, et ja siin muidugi on hästi sellega ka Petersoni nõustu täiesti, eks muidugi ei nõustu, et loomulikult mitte, Peterson üldsegi ei arva, et kõik on nagu täiesti, et kõike saab täiesti suvaliselt tõlgendada, aga tegelikult kui Nietzsche't niimoodi lähedalt vaadata, ega tema seda ka ei arva ja päris niimoodi ei arva võib-olla ka need postmodernistid tegelikult, aga jah, aga igal juhul me näeme jah sellist nagu mitmuslikkust Nietzsche's, eks ole, et teda on võimalik nagu mõtelda, ta on hästi paljune täpselt, et ta ei paku sulle lahendusi, ta pakub tõesti nagu võimalusi mõelda erinevates suundades, ja sellepärast ta ongi nii inspireeriv. Tolstoi ütles Nietzsche kohta
väga huvitavalt, eks, eriti kui ta kuulis, et ta on vastuoluline järelikult siiras. Päris hea, väga hea. Ja kusjuures Nietzsche oligi siiras, eks ju, ta ei olnud mingi vigurvänt, et Nietzsche kirjutas ikka täiesti verega. Ja see muidugi ühendab teda Petersoniga. Ja kust tuleb see vägi taha. See on väga hea lause. Vastuoluline järelikult siiras. Jah. Elu on ju vastuoluline, kui me nagu mõtleme elu nagu ei mahu mudelisse. Ei mahu mudelisse. Jah, ja seda toob ka nagu Peterson hästi välja, et see ongi probleem, et me ise oleme hästi paljused juba, et kui me vaatame enda sisse, et meil on väga palju erinevaid motivatsioone, need on omavahel konfliktis, eriti kui me toome sisse ajamõõtme, eks ju, mingid asjad on sellised vahetud impulsid, mis meile annavad vahetut rahuldust, siis on mingid keskpika ajaga pikaajalised ja nii edasi, et ta toob näite seksuaalsusega, eks ju, võib-olla impulsiivselt me tahaks võimalikult paljudega magada, samas me mõistus annab meile aru, et kui me tahame stabiilset perekonda, et siis on hea need vahetud impulsid kuidagi ära kärpida, kui me tahame veel pikame perspektiivi panna, mida ta muuseas teeb oma psühholoogilises praktikas hästi palju ja tema see self-authoring programm, eks ju, et ongi seal, ta ütleb hästi, et kus sa tahad umbes 5 aasta pärast olla. Nüüd vaata, et mis asjadele sa järgi annad, kus sa siis tõenäoliselt 5 aasta pärast oled. Kui sa jätkad samamoodi, nagu sa praegu teed, kus sa siis 5 aasta pärast oled, et ta toob kogu aeg seda ajaperspektiivi sisse, et inimene vaataks ennast nagu oma elukaare jooksul, eks, et milliseks sa tahad oma elukaart kujundada ja kui palju sa pead ennast muutma siis. Mulle üks lause tuleb meelde, mis ta just rääkis seal, et sea on talle just joonistas välja, et kui niimoodi jätkad, mis siis 5 aasta pärast saab ja kui niimoodi jätkad, et mis siis 5 aasta pärast saab, et see lause oli see, et rott, kes jookseb kassi eest ära juustu poole, on väga motiveeritud rott. Ta on ikka keeleliselt on väga artikuleeritud on väga artikuleeritud. See teeb tema huvitavaks. Ja muidugi, kui me eks ju, Jung oli siis see, kes hakkas nagu hästi tugevalt sisse vaatama enda sisse, Jung on ka väga tugevalt Nietzschest mõjutatud, et Peterson ütlebki, et Jungi üks suur eeskuju oli loomulikult Freud, aga rohkemgi vast veel Nietzsche ja tema, Jung on ka ju loomulikult väga pikast protestantlikust traditsioonist pärit või tema mis kas umbes 7 onu või oli umbes, tal oli hästi palju onused, kes kõik olid preestrid juhuslikult, või mitte preestrid, kes on see kirikuõpetajad, jah, luterlikud kirikuõpetajad, luteri vaimulikud, jah, et see taust oli seal nagu väga tugevalt sees, eks ju, ja tema vaatas hästi palju ka seda sotsiaalset aspekti, et kes on veel väga palju Petersoni mõjutanud, on Piaget, Piaget, kes minu arust väga geniaalselt, kui me vaatame, kust hakkab väärtused, et hakkas vaatama, kuidas lapsed kujundavad väärtusi. Et lapsed omaette, eks ju, lasta nad karjas kokku, et nad jumala ruttu hakkavad tegema mängu. Eks ju, kehtestavad ise reeglid ja kusjuures reegel on alati ju piirangute süsteem, see tähendab, et juba lapsed ise, sealt tuleb see sotsiaalne mõõde, kuidas lapsed hakkavad looma reegleid ja reeglite hierarhiaid, eks ju, ja mis tingimustel on ja kes siis reeglid rikub, eks ju, sellega enam kuidagi ei mängita ja sanktsioneeritakse ja niimoodi kujuneb see sotsiaalsus, et seda Piaget ta vaatas. Piaget'st lähtub ka väga palju Berger ja Luckmann, kellest on tulnud, eks ju, see sotsiaalkonstruktivismi mõiste, mis tähendabki, kuidas me loome mingeid mänge, reegleid ja mida seal jälle Peterson ütleb, eks ju, et hästi tähtis on vaadata, oluline on see, et mäng oleks korratav, et neid mänge on palju, et kui sa selle ühe mängu võidad, et kas siis teist korda tahetakse sinuga mängida. Ja seal ta toob juba, ta läheb kaugemale kui Piaget, Jaak Panksepa abil, kes on Tartus sündinud muuhulgas, keda ta väga kõvasti hindab ja kes on väga oluline neuroteadustes, kes jälgis rotte, et rotid juba teevad, eks ju, samamoodi. Et kui rotid on väga mänguimulised, väga sotsiaalsed, nendel on väga palju kusjuures inimestega sarnased agressioonitüüp muuhulgas, mis on halb asi, aga näiteks, et kui rotid mängivad, et suur ja väike rott mängib, ta kohe mõõtis ära, et suur rott laseb umbes 3 kordadest, laseb väiksel rotil ka võita, sest muidu väiksel rotil kaob mängutuju ära, kui nad müravad, eks ju. Ja siis ei saa edasi mängida. Et juba rotid oskavad niimoodi arvestada. Ja. Ja sinu ekskurss Piaget juurde, mis on Petersoni puhul tõenäoliselt vältimatu, tõi mulle meelde teise mõtleja, Charles Eisensteini, kes ja toob tagasi saate algusesse, kus hakkas peale hüsteeria põhjustest.
ja ta räägib seda, kuidas ta tuli praeguse hüsteeria algpõhjustest. Jätame selle Ukraina praegu kõrvale, et see selge see, et see massipsühhoos juba küpses siin juba on pikalt küpsenud. Ja ta, kui ta tuli Taiwanilt tagasi, et siis tema esimene reaktsioon, kui ta jõudis oma kodulinna tagasi, et kus kõik lapsed on. Et kui meie Taiwanis, eks ju, mängivad õues igal pool. Ja siis, kui ma ei tea, kuidas seda, ju siis küll jah, sellepärast, kui see talle silma torkas, eks, aga eriti tema, meie lapsepõlves, et me ju jõlkusime siin suvel hommikust peale, hommikust saadik õues ja käisime söömas ja ei olnud mobiiltelefoni ega midagi, eks. Ja siis ta rääkis seda, mis nüüd tuli mul selle Piaget'ga konkreetselt meelde, et kui me võtame niimoodi 2 tundi tol ajal, siis Eisensteini noorusest ta rääks, et kui eraldati 2 tundi jalgpallile, et siis 40 minutit lepiti kokku reeglid ja 40 minutit mängiti ja siis järgmised 40 minutit analüüsiti koos tulemusi, eks. Aga et nüüd on niimoodi, et viiakse lapsed villistega kohale sinna staadionile, nad on kogu aeg, reeglid on neile ette antud, kogu aeg on nad täiskasvanute kontrolli all ja kui nüüd see seltskond jõuab ühel hetkel ülikoolidesse, siis ei ole maksa imestada, et midagi hakkab juhtuma. See on see Godling of American Mind, mis on height, eks ole. Ja ma ei tea, mis sa sellest suudas sa seda kuidagi Nietzschega või Jungi või no ütleme niimoodi, et Peterson tõi arengupsühholoogilise mõõtme juurde. Ja, see on Piaget, see on post Piaget, eks jah. Jah, et see on Petersoni puhul põnev, et on nagu ütleme niimoodi, et on nagu tuttav üsna erinevate mõttetraditsioonidega, et ta on lugenud päris palju filosoofiat, ta on lugenud päris palju head kirjandust, ta on professionaalne psühholoog, eks ole, või kliiniline psühholoog. See praktika, eks ole, tohutu. Et selles mõttes ja see kombinatsioon tõesti on tunda, nii tema teostest kui ka nagu kõnedest ja see on põnev. Nüüd võib-olla üks nagu hästi oluline mõiste veel, mis ühendab või seob ja mille ta tegelikult ongi võtnud Nietzsche'lt üle, lihtsalt ongi võtnud üle, ja muidugi, mida on ka teised mõtlejad nagu hästi palju, mitte nii palju Peterson, aga siiski võrdlemisi palju nagu analüüsinud, on ressantimaa, see mida Nietzsche nimetab ressantimaaks. Salavim, aga seda on tõlgitud eesti keelde ka neima vaimuks. See on lõhna aaviku järgi natukene. Äkki neim on aaviku. Ongi vist jah. Ju siis on aavikult. Ju siis on aavikult võetud. Aga nüüd vist selles moraaligeneoloogias, ma vist ise tõlkisin ka selle salavimmaks, ma arvan. Aga Nietzsche huvitaval kombel kasutab ainult seda prantsuskeelset sõna kogu aeg ressantimaa. Et inglise keeles on resentment, Peterson kasutab resentment ja see on nüüd üks hästi oluline mõiste ka, mille Peterson on Nietzsche'lt nagu üle võtnud. See neima vaim oli see teine? Neima vaim oli üks, ma ei mäleta jah, mingis vanas tõlkes oli neima vaim, aga salavim, ma arvan, on päris hea. Ja kusjuures see on ju nii oluline psühholoogiline realiteet, ongi. Aga seda nagu käsitletakse. See sama salavim, ja, et see on väga oluline psühholoogiline realiteet, aga sellest räägitakse üldiselt kuidagi vähe või minnakse mööda, eks ju. Ja mis on ka, mille puhul mind näiteks, miks mulle nagu õiguslased närvidele käivad, eks ju, õiguslane ei ole selline meeldiv sõna, aga ma nimelt kasutan seda, on see, et õiguslased ja need sõssid, eks ju, sotsiaalse õigluse sõdalased, need mõtlevad tihti see, et kui õiglus saabub, et siis saabub rahu. Aga selle eelduseks on ainult see, et inimesed, kes sellesse usuvad, on parajad nartsissismidid. Selles mõttes, et aga mis siis, kui sa oledki seda väärt, seda närust positsiooni, et sinust sees endas ei olegi midagi. Ja et tihti on see, et kui inimene on ohvri positsioonil, eks ju, et arvab, et see annab talle kompetentsuse ise, eks ju, või et see on ju päris nagu selline õudne ja destruktiivne kuidagi arusaam, et kui sa oled ohvri positsioonil, siis on sul justkui õigus öelda seda, mis tuleks teha, kuidas ühiskond ümber korraldada, aga asi on selles, et iseenesest see, et sul on kehvasti läinud ja võib-olla tõepoolest on sinuga ebaõiglaselt käitatud, et see iseenesest ei anna sulle mingit kompetentsi.
ja noh, üks näide, ma olen vahel nagu õpilastega nalja poolest teinud seda asja, küsin niimoodi, et kas tahate, ma hindan teid nüüd õiglaselt või? Eks ju. Ja tegelikult ainult mõni üksik taibu ütleb, no jah, teeme ära, eks ju, see, kes saab hakkama, aga noh, kuna ma andsin füüsikat, mis on suhteliselt raske aine, siis ega tegelikult enamik neid ei taha, et neid niimoodi kohe täie õiglusega hinnatakse, nad ikka tahavad niimoodi, et noh, õpetaja tuleks vastu ja aitaks ja näiteks arvestaks igasuguseid vabandusi, et miks neil ei ole umbes, noh, et kass sööb kodutöö ära ja lärm oli ja ei saanud ja noh, et ta noh, väga paljud tahavad, et õpetaja halastaks neile. Aga mis see on inimlikult noh, täiesti arusaadav ja no Kristuse keskes oli ka halastus, sellepärast, et nad said aru, et inimene võib-olla ei väärigi midagi paremat, kui me lähtume õiglusest. Ja sellepärast mulle näiteks jälle üks väga suur Nietzsche õpilane, keda Thomas Mann lausa Nietzsche hüääniks sõimas, Oswald Spengler, eks ju. Mann nimetas seda Nietzsche hüääniks. Et selle kohta ütleb ka, et eks ju, Thomas Mann, kes oli muidu väga vaoshoitud, oli see, et noh, miks ta sõimas hüääniks, sest ta sai aru, et noh, Spengler on õigus väga suuresti, aga tal olid argumendid otsas, aga tal ei meeldinud see, et see Spengler nagu rõõmustas selle asjade käekäigu üle, õhtumaa allakäigu üle, et ta ei tundnud piisavalt kaasa. Thomas Mann tajus, et Spengler on õigus, aga tema leidis, et selle üle on kohane kurvastada. Võib nii kokku öelda. Aga mida ta ütleb ka Peterson Nietzsche kohta, et ta ütles, et Jumal on surnud, aga ta ei rõõmustanud selle. Jah, et see on nagu korrektne. Traagika, jah. Või noh, püüame siis küsida või uurida, või et mis see salavim siis on? Või mis see ressentima on? Et kuidas sina seda mõistad või defineeriksid või? No, psüühiline realiteet on ta üks. Jah, ma ütleks kindlasti, et ta on psühholoogiline realiteet, eks ju, ta on seotud kuidagi kadedusega ja ka ebaõigluse tajuga. Ja noh, näiteks siuke eupsühholoog nagu noh, hea psühholoogia raja nagu Maslow, keda ka Peterson suhteliselt kõrgelt hindab, eks ju, Maslow ütleb ka hoiatus, et kui me kaotame igasuguse sotsiaalse ebaõigluse, et eks ju, mida siis selle tagajärjeks, mida ka Peterson kogu aeg välja toob, et selle tagajärjeks on see, et looduslik ebaõiglus kärkib esile. Ja Maslow ütleb siis, aga mida see teeb selle inimese eneseväärikusega? Eks kui sa saad aru, et sa oled looduse poolt halvasti koheldud. Ja võt sealt tekib see vimm. Et näiteks Idioodis on see Hippolyti kuju, eks ju, kes on noorelt suremas ja kui sa oled Väike härra Friedemann tuleb ka kohe. Jaa, eks ju, ja Thomas Manni novell Väike härra Friedemann, seda võib, noh, võib-olla on hea näidata, tähendab, Väike härra Friedemann, kes ta oli tõepoolest, ta oli emand oli ta vist laualt, beebina oli ta maha pillanud ja sellepärast ta ei küürakaks ja ta ei kasvanud eriti. See üks kuulus maalikunstlik Toulouse-Lautrec oli tema prototüüp, eks ju, see on inimene, keda mingis mõttes loodus on ebaõiglaselt kohelnud, kellel on tõesti ebaõnn, eks ju. Ja siis kuidas selline inimene kohaneb siin maailmas, et ta ei muutuks vimmaseks teiste peale, et ei hakkaks kätte maksma selle eest, et teda on ebaõiglaselt koheldud. Ja noh, mingis mõttes, kui me lähme eksistentsialistlikus, siis iga inimene saab alati näidata, et eks ju, et mingid inimesed on temast paremasse situatsiooni sattunud hoopis temast sõltumatutel oludel. Et igaüks saaks selle endale välja genereerida. Et eksistentsialistlik lähtepositsioon, Heideggeri Geworfenheit on vist heidetus. Ja eks ju, et noh, miks ma sünnin just nüüd, mitte mujal? Eks ju, noh, ma enda puhul, miks ma sündisin just 82. aastal? Et no me võime öelda, et noh, võitjate põlvkonda me kuulunud, eks ju, et need inimesed, kes olid natukene varem minust sündinud, need said väga hea positsiooni majanduslikult paremale järjele jõuda, kui toimus Nõukogude Liidu lagunemine, eks ju, see võitjate põlvkond. See oli minu põlvkond siis paljuski. Näiteks, et ma võiks hakata nende peal vimma pidama, nemad said ebaõiglaselt parema positsiooni. Samas ma võin võtta ka geograafilise piirkonna, et noh, ma võtaks võimalikult objektiivsed ja neutraalsed. Et võib-olla, kui ma oleks sündinud kuskil Soomes või Rootsis või mingis heaolumaas, just täna tuli uudis, et Soome on 5. aastat järjest kõige õnnelikumaks maaks valitud, eks, et kui ma oleks sündinud Soomes, ma ei tea, kuskil palju rikkamate vanemate juures või mida iganes. Kelle andmetel? Aga no, see on jah omaette anekdoot, aga see tähendab põhimõtteliselt, et vimmaks on alati põhjust.
alati, ma saan alati leida inimesed, kes öelda, et nemad on endast mitte sõltumata põhjustel palju paremas positsioonis. Ja mina olen halvemas positsioonis. Ja see tähendab, et ma olen nende peale hakkan kandma vimma. No vimm on tänulikkuse vastand, tundub mulle. Jaa, see on päris täpne, jah. Ta on tänulikkuse vastand. Ja tõepoolest, et et vimm siis või salavimm tõesti, see sala on ka nagu oluline, see on oluline jah, et seda nagu püütakse varjata või maskeerida, see andis päris olulise nurgama, et seda püütakse varjata või maskeerida millekski muuks, tihti jah, õilsemaks, et seda püütakse maskeerida lilleks, kuigi ta tegelikult ei lõhna üldse nagu lill, eks või Nietzschel on mingi selline metafoor. Aga ta kasutab seda, see on Nietzsche sümbol või metafoor või? Jaa, tal on kuskil selline metafoor jah, et seda püütakse nagu maskeerida millekski hästi lõhnavaks, aga tegelikult see ei lõhna üldsegi nagu lill. Igatahes tõepoolest, et see on siis nagu kindlasti nagu kadedus, eks ole, või sellega on kindlasti seotud nagu kadedus otseselt ja ohvrimeelsus. Selles mõttes tunne tõepoolest, et või ettekujutus, et ma olen alati ohver, eks ole, ja kõik teevad mulle liiga. Nii. Ja Nietzsche kasutab seda sõna nagu just moraaligeneoloogias nagu väga palju, see on eesti keeles ka ilmunud see raamat. Ja ta kasutab seda ohvrimeelsus, mis see teine sõna oli, ma panin? Ohvrimeelsus, et kõik teevad talle liiga. Ja midagi oli veel läks mul Kadedus. Ja Nietzsche kasutab seda nagu just moraaligeneoloogias hästi palju selles esimeses traktaadis, raamat jaguneb nagu 3 traktaadiks, ja seal ta räägib selles kontekstis, mida ta nimetab orjade ülestõusuks moraalis. Orjade ülestõus moraalis. Ühesõnaga, Nietzsche küsib, et kuidas on see võimalik, ja siin on siin nagu väljendub tema selline kristluse kriitika, või siin tuleb tema kristluse kriitika nagu kõige vägevamalt esile, et kuidas on võimalik, et sellised väärtused nagu ma ei tea, selline täielik enese talitsemine, isegi askees, eks ole, enese piitsutamine isegi mingites radikaalsetes kristluse vormides ja tegelikult algkristluses igal pool. Flagellallism või mis ta on? Vaesuse ja andetuse nagu ülistamine, nagu selline täielik selline alandlikkus on siin hästi oluline sõna, et kristlik alandlikkus, me ju teame, mida see tähendab, eks ole, et kuidas on võimalik, et sellised väärtused nagu kõige elulise ja julguse ja rõõmu nagu selline vitaalsuse vastand, et kuidas on võimalik, et sellised väärtused pääsesid võimule, eks ole, kuidas see võimalik on, et sellised väärtused nagu pääsesid domineerima ja Nietzsche siis nagu analüüsib seda, et kuidas see võimalik on ja siis ta nimetabki seda nagu orjade ülestõusuks moraalis ja kuidas see orjade ülestõus võimalikuks sai, põhinebki sellel samal resentimaal. Ühesõnaga, kui me võtame mingisuguse Vana-Kreeka aristokraatia, siis seal olid mingis mõttes nagu vastandlikud väärtused ikkagi, et aristokraat nagu jaotas ise ennast, jaotas oma loomingut, eks ole, sugugi ei olnud alandlik, julge oli, eks ole, mitte, eks ole, selline nagu Nietzsche järgi. Ennast jaatav, julge, sõbralik, ka võistluslik, eks ole, sama asi jällegi, mis kristluses nagu kaob täiesti ära, eks ole. Nii, ja nüüd ühesõnaga, ja siis Nietzsche küsib, et kuidas see võimalik on, et toimus selline väärtuste ümber pöördumine, eks ole, et kristluses järsku pääsesid võidule mingid hoopis teised väärtused. Ja siis Nietzsche nagu näitabki, et see toimus nagu salavimma nagu võidutsemise kaudu. Ühesõnaga, et ja ma võiksin sellest veel pikalt rääkida, aga ma arvan, et see point vist on enam-vähem selge, ja üks hea näide, mis on nagu vimma vastandist on kusjuures Aljoša Karamazov. Tema kohta ühes kohas väga hästi iseloomustavalt öeldakse, et Aljošale tundus, et keegi ei suuda teda solvata. Jaa, et mitte keegi ei suuda teda solvata ja see, et teda ei ole kunagi ebaõiglaselt koheldud. Eks, ja et see asi ei tulnud talle nagu isegi pähegi. Aga eks, kui me vaatame seda identiteedipoliitika rallit, siis seal see, või praegu üldiselt see,
võidu solvumine on üks asi, eks ju, mida tehakse, eks ju, et kõik nagu otsivad kohta, kus aga saaks solvuda. Ja noh, isegi ollaksegi solvunud siis, et no ja seda, noh, ka Dostojevski ütleb, ma nüüd ei mäleta täpselt, kelle suu läbi, no see oligi Karamazov võtjas, et noh, et solvatud olemises on midagi mõnusat, et ja see on ja see, seda ütleb Fjodor. Haavatud olemis, jah. Ei no, jah, aga Dostojevski puhul on muidugi see naljakas, et Dostojevski ise, tal on ju raamat alandatud ja solvatud. Ja ühesõnaga, Dostojevski on tegelikult selline kirjanik, kes läheb just nagu või justkui nagu läheb appi alandatutele ja solvatutele või püüab nagu näidata, noh, kirjeldada nende elu, eks ole, ja selles mõttes nagu, noh, Dostojevskis endas on ka nagu see ressantimaa vaim täiesti nagu olemas ja see tuleb täiesti esile selles ülestäänd. Mis ta psüühiline realiteet, siis on ka ta psüühiline universaal, eks, et see on kõigis kuskil olemas. Aga no lihtsalt mõnel puhul ta domineerib rohkem, eks ole, aga Dostojevskil on see raamat ülestähendusi põranda alt. No see on ju see peategelane, seal on ju nagu läbi imbunud ressantimaast. Ja Nietzsche nagu armastas seda raamatut, ta ütlebki, et see on nagu üks paremaid ressantimaa analüüse, nagu mis meil üldse on, et see on nagu hästi ja tõepoolest nagu, noh, tänapäeval on seda ressantimaad ka nagu siin ja seal kohata. Aga kodule lähemale tulles 146. vestluses rääkisime Toomas Augi ja Marja Vainoga, sest Tammsaare ma armastasin sakslasest, et seal tuli see Oskari kujuga, viskas mulle ka korraks niimoodi puhtalt sellise, ma ei tea, assotsiatsiooni pealt viskas selle, mis mäletagi, kes see peategelane oli? Selles mõttes, et Oskari puhul oli see, et eks ju, noh, ta tundis alaväärsust sakslase ja sakslaste ees, eks. Ja siis oli see, et noh, kuidas olla eestlane, ta ei tahtnud olla see ise, ta ei tahtnud olla see, kes ta on, eks. Nietzschel on loomulikult, kuidas saadakse selleks, kes ollakse, aga Oskar oli tõesti nagu siuke, ta oli selgrootuse näitaja, eks ju. Kuidagi ma tundsin nagu mingi sellises ma ei tea, kuidas ideed tekivad, et järsku hüppas sealt Oskari pealt selle, kas sa üldse mäletad, kas selle tegelase nime üles tähenduse põrandalt, kas seal nimi öeldakse välja üldse, kes selle tegelase nime ei ole, ma olen otsinud ka seda nime, aga minu arust ei ole jah, see nime ei tule välja. Ta räägib kogu aeg esimeses isikus. Esimeses isikus, jah. Et ta on siuke, just see noh, mis neid kõike närib või on see eneseväärikuse probleem, eks ju, et kuidas seda eneseväärikuse õige, ta sai ju mingi ohvitseri käest vasta kõrvu seal või midagi, see teda ja kuidas see on see eneseväärikuse probleem ja muidugi see värk ka, et ta on väga arenenud eneseteadvusega ja siis see, et noh, arenenud eneseteadvusega inimene ei saagi iseendast hästi lugu pidada. Et seal on ka see aktsioom, eks, ta näeb liiga palju läbi oma motiive ja sealt tuleb see enese vihkamine, tahaks olla hea, aga tal nagu see ei tule välja, kuna ta näeb oma motiivid läbi. Et see teda nagu kogu aeg piinab ja närib, et see on see, et ta algab juba sellega, et eks ju, ma olen 19. sajandi haritud Peterburi inimene ja ma olen mille iganes nimel valmis vanduma, et eks ju, et mulle piisaks veerandist eneseteadvusest, mis mul on. Ja just see mina keskus, subjektiivsus, mis on eksistentsialismis hästi oluline, aga noh, millest teadus nagu täiesti mööda läheb, eks ju, juba metoodiliselt ei tahagi seda vaadata ja et see on nagu teaduse eesmärk on ju subjektiivses minema kõrrude pildid, siis pole imed seda, et ära kaob. Igatahes vimm on väga, väga, väga oluline. Kui tohib just selle vimma seoses veel või vimmaga seoses veel lisada, et noh, see on ka ju nagu üks asi, mida Peterson kritiseerib just nagu postmodernismis, ütleme, et kui marksismis meil on see rõhutu ja rõhuja, eks ole, ja see rõhutu siis kuidagi nagu noh, ilmselt on vallatud mingisugusest salavimmast, nii, siis postmodernismis Petersoni järgi on meil vähemused, nii, ja ilmselt, et noh, ongi, ja need vähemused siis nagu mängitakse välja nagu teiste vastu kuidagi, ja siin tekib selline noh, nagu lahkeli, eks ole, ja need vähemused siis noh, neis kuidagi nagu genereeritakse just seda salavimma, eks ole, ja see ei ole nagu üldse
üldse nagu hea tunne, ühesõnaga. Ja seda nagu, seda sellist resentimaad näeb nagu Peterson ka, ütleme, või ta näeb seda resentimaad nagu postmodernismi mingisuguses nagu keskmes just nagu, et see on nagu üks nagu hästi suur nagu hoovus postmodernismis, just see nagu vähemused, eks ole, ja siis see selline need vastandused, mida ta justkui nagu tekitab siis vähemuste ja teiste vahel, eks ole, ma ei tea, teiste gruppide vahel. Ja see nagu kuidagi automaatselt genereerib seda salavimma. Aga siin on muidugi nüüd, ja see on nüüd ka muidugi päris oluline, et ega Peterson ei ole ka nagu, ütleme, postmodernismi suhtes nagu alati, või et tema kriitika ei ole alati nagu adekvaatne postmodernismi suhtes, et ma teeks selle täpsustuse, ta on psühholoogiliselt adekvaatne, aga mitte argumendi tasandil. Mitte argumendi tasandil, jah. Selles mõttes, et kui me nagu vaatame täpselt mingisugust postmodernistide teoseid, siis tegelikult ka nemad ikkagi nagu Deleuze näiteks või Derrida, et ka nemad tegelikult nagu sõna otseses mõttes kritiseerivad seda või ründavad sellist ressentimaa mentaliteeti või salavimma, selles mõttes, et absoluutselt, et eriti Deleuze, aga ka Derrida, nad rääkivad sellisest jaatusest, isegi kahekordsest jaatusest, ühesõnaga nad nagu niimoodi eksplitsiitselt nii nagu Nietzsche enne, eks ole, kritiseerivad salavimma ja salavimma mentaliteeti, aga selles mõttes nagu, et kui nagu Peterson ütleb, et ma ei tea, või kui ta ütleks, ma ei tea, nii täpselt ei ole vaadanud, ma ei tea, et Derrida kuidagi nagu on salavimma filosoof, siis see oleks nagu mingis mõttes ei peaks ilmselgelt paika, aga teiselt poolt ja võib-olla mingisuguselt nagu kõrgemalt tasemelt vaadatuna võib Petersonil olla küll õigus, et selline postmodernistlik mõtlemine nagu võib-olla tahtmatagi seda või kuidagi nagu ikkagi nagu genereerib kuidagi seda või loob kuidagi seda salavimma mentaliteeti niivõrd, kuivõrd ta nagu tekitab mingisuguseid vastandusi, see sama identiteedipoliitika, eks ole, et kuidas nagu erinevad grupid on üksteise vastu välja mängitud ja siis on seal mingisugused ja siis seda ja mingid võimuvõitlused, eks ole, erinevate gruppide vahel ja see kõik tekitab salavimma ja sinna mingis mõttes võib-olla see selline postmodernistlik filosoofia osaliselt viib välja küll. Aga nagu otsesõnu ikkagi postmodernistid ilmselgelt ei kaitse kuidagi salavimma, vastupidi, nad kritiseerivad seda ka. Kas sul ei ole tunne, et ma olen nagu ise kuidagi täheldanud, et Foucault küll, et ta mõjub salavimma tekitavalt, et Foucault jüngerid kipuvad olema üsna vimmas. Et nagu, ma saan aru, et Foucault ise oli üsna sellepärast, et Foucault oli tõepoolest hästi, ta tundis ennast oma nahas hästi halvasti, ta sättumus oli selline, nii sättumus, eks ju, homoseksuaalsus kui ka siuke, ütleme, afektistruktuur, tähendab impulsiivsus, eks ju, et ta oli isegi siuke misoküünne, kusjuures ja et ta oli mingis mõttes väga ebameeldiv inimene, ta sai sellest aru, eks ju, ega ta ei sallinud selle pärast ise ennast oma impulsse ja siukese asju. Ja siis ta oli nagu väga tige lammutaja kõige siukese loomuliku suhtes. Selles mõttes, milline Foucault inimesena oli, võib-olla ta ei olnud kõige meeldiva inimene, aga paljud suured mõtlejad ei ole ju väga meeldivad inimesed selles mõttes, et Dostojevski ei olnud ka väga meeldiv inimene ilmselt. Ja, et milline tema mõju on? Selles mõttes, et tema mõju, see ongi see, et tegelikult ma arvan ka, et mingi Derrida või Deleuze'i mõju ei ole täpselt see sama, mida nad ise nagu mõtlesid või selles mõttes, et see alati nagu, iga mõtlemine nagu kuidagi alati nagu reedetakse mingis mõttes nende poolt, kes seda nagu kuidagi propageerivad ja nagu edasi arendavad, et alati toimub mingisugune reetmine ja reetmine, lihtsustamine täpselt. Ja ärakasutamine. Aga Foucault puhul, et ma ei tea, ma arvan, et Foucault ikkagi filosoofiliselt on väga huvitavaid nagu asju öelda, aga et see, aga kindlasti selles mõttes ma isegi nagu olen osaliselt nõus, et kindlasti on seal mingi ressentimaa vaim Foucault mingisuguses mõtlemises, aga samas on ka näha, et ta ikkagi nagu tahab seda, või ta on sellest ka teadlik ja ta tahab seda ka ületada, et oma, ma ei tea, elu, ma ei tea, viimases faasis, et tuleb see enesetehnikate mõiste, eks ole, ja mis nagu kuidagi viib tagasi sinna Vana-Kreekasse ja ikkagi nagu ütle palun juurde see mis sa mõtled? Enesetehnikas on see on nagu selline iseenda kallal moraalselt
töötamine. Ühesõnaga, et töö iseendaga siis. Töö iseendaga ja selles mõttes see isegi läheneb meeleparandusele. Aga see läheneb ka Petersonile selles mõttes, et me oleme nagu mingis mõttes mingis kaoses, eks ole. Ja me peame iseenda kallal vaeva nägema, just nagu kunstiteose kallal, et luua endast midagi ilusat. Ja see on nagu mingis mõttes väga Petersonlik mõte, et need vahed tegelikult ei ole üldse nii suured, nagu neid mõnikord kujutatakse. Et luua kaosesse korda. Et see Foucault enesetehnika tegelikult läheb ka sinna välja mingis mõttes. Ja selles mõttes on ta mõju olnud ikkagi tohutu, ma kuutan, et ma kas või siin endagi peal võin seda küll julgelt väita, et ikkagi mingil väga keerulisel etapil andis sellise et kui me räägime praegu Petersoni praegustest sotsiaalsetest mõjudest, siis kahtlemata, eks ju, see on see mingis mõttes isa kuju puudumine, mis on lääne kultuuris olnud hästi pikalt, eks ju, ja selle järgi on lihtsalt vajadus. Ja no kui me näeme, et tegelikult kriisiolukordades need hierarhiad taastuvad, seda mulle jäi väga meelde, et kuidas koroonapandeemia alguses seda Popovi, on ta Popov, eks ju, jah, see Popovi näiteks tõusis niisuguseks kangelaseks ja praegu loomulikult see Zelenskõi, eks ju, unustatakse ära, et see, kelle poole kõik nagu imetlevad vaatavad, et see on ju keskealine valge heteromees, eks ju, et nagu see kategooria on nagu täiesti ära unustatud, mis on tore ja mul on isegi natuke halb, et ma sellele praegu tähelepanu juhtisin, et on niisugune positiivse kangelase arhetüüp hädaolukorras laksti reanimeerunud iseenesest. Aga kuivõrd siin, meil on jäänud mingi 3 tundi, üle tunni on juba läinud ja Vana-Kreeka teema käis siit läbi ja meil eelmine saade oli alltragöödia sünd, et siis ma üritan selle peale et James Hillman, kellega mina olen siin ja kes omakorda Jaakob jälle Jungiga, tal on lause, et igas hotellitoas on piibel, aga et minu arvates võiks seal sama hästi olla Odüsseia, et mulle tundub, et Nietzsche selgelt, et kui me võtame seda meie kahte alustuge Ateena ja Jeruusalemm, et siis Nietzsche lükkaks seda, keeraks Jeruusalemma mõju kõvasti maha ja Ateena oma peale, ja selles suhtes on ta selgelt siis Petersoni, Hillmaniga ühes paadis ja mulle just tundub, et Peterson nüüd seda protestantlikku vaibi me oleme siin rõhutanud paari korra, Jaanus, sa noogutad kaasa, et võib-olla selles, et lükkakski siis selle küsimus, et see telg Ateena, Jeruusalemm, Nietzsche, Peterson, Hillmani kõrvale Jungi võib-olla siia, et siis juudi traditsiooni ja Kreeka traditsiooni mõju. Ma võib-olla isegi mainiks seda puudumise kaudu, et teeks lihtsalt sellise osutuse, et kristluseks, aga vaadake, kui vähe räägib Peterson Jeesusest. Eks ju. Aga kas ta räägib ikkagi nii vähe? Ei, ma ütleks, et räägib küll, vaata, tema... Et räägib ikkagi vähe, jah? Sinu arvates, kui sina nii tajud, siis... tema käest on küsitud, eks ju, et mis see Jeesuse kuju on ja ta tuleb ka selle kuningate kuningas, aga see, kui ta oma piibliseeriat alustab ju Vanast Testamendist ja see on nagu see põhiosa, mis ta oma piibliseletustes on Vana Testamendi esimene ots, Mooseses raamatud. Ja kusjuures selle salavimmaga minu arust... Kui ta sellise tempoga läheb, siis ta Uue Testamendini jõuab 3. elus. Jah, et see salavimmast minu arust on väga hea analüüs on Kaini ja Aabeli lugu, eriti nii kui see, kuidas Peterson sellest räägib, jälle oluline reaalsus, eks ju, et see, kui Kain, mis tuleb minu arust väga hästi välja ka see, et nii Kain kui Aabel mõlemad tahavad head, tahavad ohverdada Jumalale, eks ju, nad on mõlemad Jumala inimesed, aga siis see täielik sattumus, see, et Aabeli ohvriand võetakse vastu, kui Kaini oma ei võeta, see on selline leppimatus ebaõnnega, et see on nagu enda õiglustunne ei lähe Jumala omaga kokku, eks ju, et ma teen küll kõik õigesti, aga ikkagi ei tule välja. Ja samas, eks ju, minu mingi vend teeb ka nagu kõik õigesti ja temal tuleb nagu kõik hästi välja. Ja siis on tagajärjeks see, et ma vihkan seda venda, keda Jumal õnnistab. Eks, see on nagu sealt on see vimma alge juba. Ja ongi meil esimene mõrvajuhtum. Jah,
see tänamatus ja nagu Peterson ütleb ka, et eks ju see, mis seal mõrvatakse, on tegelikult ideaal ja kusjuures no jälle ei saa sellest Ukraina asjast mööda. Vene õigeusu mitte Vene õigeusu, vaid siis tähendab Ukraina kiriku üks tähtis tegelane ütles, eks ju, et see, mida Putin teeb, on sama, mis Kain Aabelile. Eks ju, me võime öelda, seda me rääkisime David Ilmar Beecheriga, vaata siin, et Venemaal on kogu aeg mingi eriline kamm Euroopaga. Ja kui me vaatame, eks ju, ja samas eriline kamm Euroopaga on ka Ameerika Ühendriikidel. Ja me võib öelda niimoodi selles skeemis, Euroopa oli see ülikultuur ja jumal, Ameerika hakkas jäljendama seda ja Ameerika sai õnnistatud, Ameerika sai tõeliseks suurvõimuks, Euroopa ta on nagu Euroopa super, ta on Euroopa Aabel. Kultuur, keda jumal nimega Euroopa on õnnistanud ja samas nagu Venemaa tahtis ka olla siuke euroopalik ja hea, eks ju, nagu Putin kiidab Peeter Esimest, kes eks ju tegi euroopalikud reformid, tahtis teha, aga võt, see on välja sülitatud, eks ju, ja siis tuleb mingi väike nähvits Ukraina, kes saab ka Euroopaga läbi ja tahab europiseerida. Võt siis hakkab see Kain Putin märatsema, eks ju, et ma peksan ta täiesti segi. Eks ju, ta saab aru, et eks ju vallutada seda enam kuidagi õnnestu ja see, mida ta teeb, on siis lihtsalt tapab ja hävitab, eks ju, seda laastab nii palju, kui suudab. Et see on see vimm, eks ju, võib öelda vimm Ukraina vastu ja see, kuidas ta nüüd Euroopa on, eks ju, veel üldse välja sülitanud Venemaa, et see seal genereerib tuumarelvadega vimma, võib öelda isegi. Aga selle vimmaga on see, et siin, see tuleb lihtsalt nagu igaks juhuks nagu täpsustuseks alati öelda, et ega Peterson või Nietzsche või kes iganes, ega nad nagu ei, kuigi Nietzsche on muidugi võib-olla erijuht ja seal tuleb täpne olla, aga ega Peterson selles mõttes ei eitaks, et maailmas on ebaõigluse ja et neid ei tuleks kõrvaldada, selles mõttes, et loomulikult tuleb nagu niivõrd kui võimalik nagu ebaõiglusi ikkagi tasandada ja nii edasi, aga samas nagu tuleb ikkagi tuleb mõista, et on erinevused selles mõttes ja et on tõesti ikkagi mingisugune või et me ei saa nagu kõike lihtsalt nagu tasalülitada, et erinevused jäävad selles mõttes. Aga see ei tähenda seda, et me ikkagi ei peaks nagu ebaõigluste vastu nagu võitlema nii palju kui võimalik ja selles mõttes ilmselt me kõik nõustume, et see, mis Ukrainas praegu toimub, on ebaõigle või selles mõttes, et Venemaa kargas kallale, eks ole, endast väiksemale ja nõrgemale ja seda nagu aktsepteerida ilmselt ei tuleks, eks ole. Et kui me nagu vaatame seda salavimma mõistet, et siis nagu võib jääda mulje, et me võime nagu igale poole seda salavimma nagu täiesti liiga lihtsakäeliselt, kergekäeliselt nagu sisse lugeda, eks ole. Aga tegelikult ongi ebaõiglused, eks ole. Aga samas, aga oht on selles, et okei, on ebaõiglus, aga siis me hakkame neid ebaõiglus nagu igal pool juba nägema, eks ole, ja hakkame ütlema, et siin on ebaõiglus, seal on ohvri või et ma olen ohver, eks ole, ja siin see ongi see probleem, et siin tuleb nagu ja vinti on väga lihtne üle keerata. Õiglus universaalina vajab enda kõrvale midagi veel, ma kujutan ette, ja siin mulle jälle meeldib see Ilmani ilus mõte, et katastroofi järgne psühholoogia peaks rajanema kolmel universaalil, üks õiglus, oli vist selles äras õiglus, ilu ja saatus. Ja mis saatus viib meid otsapidi just sinna vana Kreekasse ja Moirade juurde ja see, mis sina oled rõhutanud, see sama saatuse armastus. Ja mis nüüd ju tuleb Nietzschelt ja kusjuures, mida kasutab palju Spengler ja mida kasutab mis on hästi oluline Tammsaarel. Näiteks, eks ju, et oma saatuse eest üks asi on see, et ei põgene, aga see on see mingi sisemine ettemääratus või rada. Ja siin me võime öelda, saatuse armastus, see on nagu tõepoolest oluline, eks ju, et saatus on miski, mis on meid konditsioneerinud, aga mida me ei saa muuta. Näiteks, eks ju, just see, et kui ma olen sündinud aastal 82, siis see määrab ära minu saatuse mingis mõttes. No sugu määrab ka siiski saatuse. Mingi väga olulistes asjades, rahvus, eks ju, mingid sihukased asjad, kaasa arvatud näiteks füüsiline atraktiivsus ja nii edasi, saab välja arendada neid. Need määravad saatuse, aga see tähendab, et sa ei ole vimmas selle peale, kellel on parem saatus, vaid armastad enda saatust. Ja püüad sellest nagu välja kujundada
kõik võimalikkus, ütleme, püüad oma potentsiaali realiseerida. Jah, nagu oma käe välja mängides. Jah, Peterson ütleb ka, et sul on need kaardid ja või see, kui ta ütleb ka, et võta oma elu eest vastutus, siis selle üks asi on see, et lõpeta süüdistamine, eks ju, et kui sa võtad oma elu eest vastutuse, siis ja vastutuse võtmine on selline tore asi, see on teine asi, sa nagu ei vastutu, aga sa võtad vastutuse ja see on Kierkegaardil tuleb väga oluliselt sisse, eks ju, et mingit mõttes ma saan alati, mina ei ole ju süüdi, et ma sündisin 82. aastal. Mina ei ole ju süüdi, et ma sündisin mehena. Mina ei ole ju süüdi, et ma kasvasin nii pikaks, kui ma kasvasin ja nii edasi, eks ju. Et mingis mõttes tõepoolest ei olegi süüdi. Aga ma nagu, seda ütleb Kierkegaard, aga ma käitun just, kui need oleks minu tehtud, eks ju. See ta tähendabki vastutuse võtmine. Ja kui me nüüd sinna Kreeka ja Jeruusalemma tagasi tuleme, et see on tegelikult otseselt sellega seotud, et Nietzsche tegelikult näebki just sellist elujaatust ja ka tegelikult vastutuse võtmist ja nagu iseendaga toime tulemist ja mitte teiste süüdistamist, et ta näebki seda just nagu Vana-Kreekas. Aga kristlusega Nietzsche järgi tuleb just nimelt see süüdistamine, ohvrimeelsus, kõik salavimm, eks ole, et kristlusega tulevad nagu Nietzsche järgi kõik need asjad. Aga just selline saatuse armastus, amor fati, eks ole, ja mida veel Nietzsche ütleb, eks ju, Kristus pani meid häbenema oma instinkte. Elu ennast, loodust, elu ennast. Kristus pani meid häbenema nagu elu ennast. Paneb häbenema seksuaalsust, täpselt. Paneb häbenema agressioonitunge. Keha, aga Vana-Kreekas tõesti ikkagi austati keha ka, eks ole, ja kanti hoolt selle eest ja et sellepärast ta nagu tõesti Nietzsche nagu ikkagi tõesti nagu läheb tagasi suuresti Vana-Kreekasse või see on see Vana-Kreeka pärand, mis nagu teda on palju mõjutanud, aga siin tuleb olla selles mõttes ettevaatlik, et Nietzsche järgi kristlus tegelikult algas juba Vana-Kreekas. Ühesõnaga, Nietzsche nimetab kristlust platonismiks rahvale. Ma just tahtsin, sa olid mul nüüd massidele. Jah, sa olid must täpselt, mul järgmine küsimus oleks olnud see, et paluda kommenteerida, aga ole hea, küsimus jääb üles. See on nagu väga põnev, et selles mõttes kristlus ei tulnud tühjalt kohalt. Kristlusele eelnevad mitmed sajandid, eks ole, et selline mentaliteet pidi aegamisi hakkama välja kujunema. Ja Platon Nietzsche järgi on esimene, kus nagu tegelikult on juba näha selline eelkristlik maailmavaade, eelkristlik maailma tõlgendus, eks ole, et see on juba Vana-Kreekas. Ja see, kuhu ta vastandab tõenäoliselt Axiolosele ja Euripiidesele ja kolmele suurele. Täpselt, et see Kreeka, mis tegelikult nagu ikkagi Nietzsche't on nagu mõjutanud või kuhu, mis nagu mida nagu austab, ütleme, et see Kreeka on ikkagi Platoni eelne. See on isegi Sokratese eelne, see on tõesti Homerose Kreeka võib-olla ja veel Aeschylus ja selline vägevate tragöödiate aegne Kreeka, eks ole. Just tema süda on seal. Ja mida Platon tegi, esiteks radikaalselt jagas maailma kaheks. Dualism, täpselt. Dualism, eks ju, kusjuures see teine maailm, see on täiuslik ja see maailm on, eks ju, olemuselt ideede häbarik, vari, puudulik. Et sealt tuleb selle maailma vihkamine, võiks öelda, et ebatäiuslikult puudulikuks pidamine ja kusjuures Nietzsche puhul tasub silmas pidada ka see, et ta võttis väga tõsiselt darwinismi, eks ju. Ta ikka tudeeris Darwinit, suhtus muidugi kriitiliselt, eks ju, ta ütles, et ei ole seal mingi, et elu püüab ennast säilitada, ei püüa säilitada, ta tahab kasvada, paljuneda, rohkem saada, eks ju, et tung on just selle võimule ja suurenemisele. Sealt tuleb see Villetsurma. Jah, eks ju. Sellega seotud. No see on tema suur õpetaja Schopenhauer täheldas selle ära, eks ju, kes oli siuke terane fenomenoloogia enesele ja looduse jälgija. Mingi pime tahe meid muudkui ajab edasi, mis ajab ka seda evolutsiooniratast, eks ju, mis kuidagi niimoodi hargneb siis erinevateks liikideks ja isenditeks. Aga et selle aluseks on just siuke palju, eks ju. Et eesti keeles on ilus sõna, eks ju, see on paljunemine. On vähe, aga tahab paljuks saada, mitte lihtsalt, et ma jätkan elu. No Schopenhaueri puhul ikkagi, Schopenhaueri see elu taha on ikkagi pigem just selline darwinistlik, ütleks. Et ta on ikkagi elu, mis tahab ennast nagu säilitada ainult selle säilitamise pärast või elul nagu puudub mingi kaugem eesmärk, aga nüüd, ja sellepärast Schopenhauer nimetabki seda tahet nagu elu tahteks. Et me tahame elada, me tahame säilitada oma elu nii kaua kui vähegi võimalik. Ja see on nagu kõigel oleval on selline omadus, ütleme.
aga Nietzsche siis jah, ikkagi selles mõttes ütleb, et see on võimu, me tahame enamat, me ei taha lihtsalt nagu säilitada seda status quo'd, vaid me tahame enamat. See on oluline märkus. Saada enamaks ja rohkemaks ja võim. Ja tuleb see Kreeka teema, kui olen sellel hooajal natuke rohkem tegelenud sellega, et mis mulle jäi silma, ja see võib-olla isegi otseselt ei haaku nüüd nii tänase teemaga, aga hea oleks kuulda teie arvamust ikkagi, et isegi Zeus ei saanud Moirade vastu justkui nüüd selle saatuse juurde tulla, et mis te sellest, et just see saatuse, tuleb meelde Jaan Kivistik, kes, ma ei mäleta, kellega Jaan oli siin, ma arvan, et ta oli Rauno Alliksaarega vast, kui me rääkisime Augustinusest, et kreeklaste jaoks oli vabadus rumaluse teine nimi, et mitte mingit vabast ei olnud, nii nagu Moirad olid selle asja saatusjöömaalannad, siis olid selle asja ette kirjutanud. Nii see ka oli, et lihtsalt käsitleme seda joonealuse. See on väga põnev teema, et Sartril, eksistentsialistil on selle hästi kuulus väide, et eksistents eelneb olemusele. Eksistents eelneb olemusele. Ja ühesõnaga Sartril tekib selline, või Sartre annab nagu inimesest sellise ettekujutuse, et inimene on nagu täielikult vaba tegema endast mida iganes eksistents eelneb olemusele. Ühesõnaga, et ei ole mingisugust eelnevat olemust või saatust, mis määrab inimese eksistentsi ära. Et kõigepealt inimene nagu sünnib siia maailma, eksisteerib ja siis ta ise loob ennast, ise kujundab oma olemuse. Ühesõnaga, et inimene on vaba kujundama iseennast ja oma olemust. Nii. Aga nüüd tõepoolest see kreekalik pilt on sellele, see on täiesti kreeka vastane. See on täielik kreeka vastane ja Nietzsche muidugi on pigem sinna kreekaliku poole, et tõepoolest, et me ei saa teha ennast kõike, mida me tahame, selles mõttes meil ei ole mingisugust absoluutset vaba tahet, et Nietzsche on nagu hästi palju kirjutanud tegelikult vaba tahte kohta ja nagu ütleme jah, õõnestanud mõtet, et inimesel on mingi absoluutne vaba tahe või inimene on kuidagi täiesti autonoomne. Ja selles seoses just tulebki Nietzschel see amor fati siis, ühesõnaga, et me peame nagu välja selgitama, enda sisse vaadates ütleme, peame välja selgitama, kes me oleme. Milles me oleme tugevad, milles me oleme nõrgad, mis on, kuhu meie mingisugused kalduvused, instinktid meid kisuvad. Nii. Ja siis, ühesõnaga, me peame seda loomulikult nägema, me peame enda sisse vaatama. Eneseinventuur, aga samas suure viisiku test. Aga me peame, ja loomulikult me peame neid rafineerima ja me peame võib-olla selleks valima, et kas me nagu pigem püüame, ma ei tea, kasvatada, kultiveerida ühte poolt kui teist, eks ole, et me peame loomulikult, et me selles mõttes me saame midagi teha endaga, aga lõppkokkuvõttes me peame ikkagi jaatama, eks ole, mingisugust paratamatust, mis me oleme. Selles mõttes me oleme mingis mõttes ka ikkagi mingi paratamatus ja me peame õppima seda jaatama, et me ei saa teha ennast kelleks tahes selle, et meil ei ole sellist vabadust. Küll aga me peame tõesti nagu teada saama, kes me oleme ja siis tõesti võib-olla seal mingit inventuuri tegema. Mis müüdis me oleme, kui ütleks Jung võib-olla, et üks võimalus on et vastata küsimusele, kes ma olen läbi suure viisiku või teine või võimalus üritada aru saada jungiaanlikus mõttes, et mis on see müüt ja kus ja mida mis rolli ma selles mängin. See on, mis Petersoni üks mõte oli veel, et see tuleb ära luurida, sest see võib et te peaksite huvi tundma selle vastu, mis müüdist olete, see müüt ei pruugi teile üldse meeldida. Jah, ja see ei pruugi teile hästi lõppeda, et mis rollist te selles müüdis olete. Absoluutselt. Ja muidugi see enesearmastusega seotud, et kui me vaatame jälle psühholoogi... Enesearmastusega? Tähendab, enese või saatusarmastusega? Saatuse, need kattuvad, eks ju. Sest see ei ole kuidagi nartsissism, kui sa jaatad ennast. Ja me näeme ka, et see kuulub jälle sellisesse psühholoogilisse tendentsi, mis on salavimma vastane. Täpselt nii. Et sa jaatad ennast, et olengi selline, eks ju. Nii, ja sa ei ole sellepärast vimma, vaid on nagu tore. Täpselt nii, jah. Ja ma olen arendanud endas ka seda omadust, et mõtlen, et täitsa tore oli 82 aastal sündida, et pilt tuli ette, siis oli juba hullud 90-ndad möödas ja selles mõttes, ja kusjuures näiteks... mis see parem plaan siis on? Ja kusjuures näiteks, kui koroonakriis tuli, siis ma olin juba sellises eas,
et ma ei tahtnudki enam väga väljas käia, ma olin lapsena, ma ei saagi. Mis siis, et diskoteegid on kinni? Armastan. See tähendab, et ma vaatan oma saatuse positiivseid aspekte ja keskendun nendele. Mis tähendab, et oled tänulik? Jah, absoluutselt. Ja ei tunne ennast mingisuguse ohvrina, sa ei tunne ennast, et kadedana, et oi, et ma, kes ma kõik võiksin olla, kus ma kõik võiksin olla, eks ole, vaid ei kahetse, see on siuke. Et ja see on kõik siuke tegelikult psühholoogiline värk. Psühholoogiline kohastumine maailmaga mingis mõttes. Et kui me räägime ka tragöödia sünd, siis see jutlustab uut psühholoogilist kohastumist. Ja, võt see on nüüd huvitav, et see jutuks tuli, et veel kord, et Peterson oli esimene, kes minu jaoks tõi üldse psühholoogilised teemad lauale, sest kui ma nüüd vaatan oma kooli, mina lõpetasin 82, ma astusin 87, kogu psühholoogia oli see, et mida meil õpetati, oli see, et tuleb 1. mail ja 7. novembril paraadile minna. See oli kogu minu psühholoogiline haridus seisnes selles, eks, et ja ma pole siin üksik. See võib olla, kes käis psühholoogia teaduskonnas, seal anti veel joonad ka pihku vahepeal, et midagi ära mõõta, eks, aga see on laias laastus. Ja Peterson oli esimene, sealt tekkis üldse see huvi, aga Peterson ja selles ja kui ma teda väga hästi, ma lõpetan lause ära ja siis hakkan joonealused märkusi sinna panema, et Petersoni selline eetos on ikkagi see, et üks lugu, mida ta räägib vist Elioti näidendist, et keegi läheb üks psühhiaatri juurde ja ütleb, et kuidas see oli, et kas maailmaga on midagi viga või minuga on midagi viga, et see on 2 võimalust, et kui maailmaga on midagi viga, siis on asjad lootusetud, et kui minuga on midagi viga, et siis ma saan vähemalt nendega töötada. Hilm on see vastu, kes on nüüd järgmine, ütleme läbi Jungi nad on ju tulnud, eks Peterson, Jung ja siis sealt edasi Hillmanini. Et Hillman, see koolkond ütleb ikka vastu, et maailm ongi hull. Maailm ongi hull. Ja ütleme viimase siin viimase paari aasta jooksul on siin selle väite kasuks ikkagi palju. Aga kuidas te seda, et siin ma on see... Ma ütleks, et nii palju ei vastandu. Vaata, sest nad lõppude lõpuks jõuavad mõlemad... Sa räägid nüüd Petersonist ja Hillmanist? Jaa, sest lõppude lõpuks on ikkagi see, et sa pead tegelema iseendaga. Sest esiteks, sa ei suuda seda hullu maailma korda teha. See tähendab, et sinu asi on kuidagi teha niimoodi, et sa jääd ellu selles hullus maailmas ja kohaned sellega. Või teine asi on, et eks ju maailm on okei ja mina olen hull, ma pean endaga tegelema. Eks ju. Et pragmaatiliselt tuleb isegi see välja sarnaselt või vähemalt väga sarnaselt ja et ma tegelen selle iseendaga. Ma arvan, et enne see arendamisega. Ma otsin üles selle, räägi. See on huvitav koht, ma jätka Jaanus, ma otsin nii kaua ühe tsitaadi üles, mis mul tundub olevat oluline siin. Et tõenäoliselt nii Nietzsche kui Peterson nõustuksid, et maailm ja tegelikult ka kõik postmodernistid, et maailm on väga-väga keeruline. Selles mõttes maailm on väga-väga keeruline ja maailmas on väga palju kannatust selles mõttes ja siin on nagu väga raske toime tulla. Eksistents on väga raske. Nii üksikisiku kui ka ühiskonna eksistents. Ühesõnaga, nagu kõik on kompleksne. Sa ise oled kompleksne, maailm on kompleksne. Ja tõepoolest, et siin nagu mingisugust suunda leida, siin kuidagi nagu toime tulla on väga-väga keeruline. Ühesõnaga, et ei saa öelda, et üks on kuidagi lihtne ja teine on kompleksne. Mõlemad on väga-väga komplekssed. Ja nii tekivadki nagu igasugused probleemid ja raskused, mida tuleb kuidagi nagu kuskilt otsast hakata arutama. Ja üks võib-olla veel, et Petersoni huvitab eelkõige tegelikkus, eks ju, vastanduna reaalsusele. Eks ju, see on see asi, kuidas indiviid elab ja mida ta eriti Nietzsche puhul välja toob, et seda ei huvita, kuidas asjad nii-öelda reaalselt on või objektiivselt, see on nagu teaduse rida, vaid kuidas käituda, eks ju, see on ka see, kus on väärtuse maailm. Kuidas suhestuda selle maailmaga, kuidas käituda, mida ja seda siin ei ole teadusest üldse abi. Et ta annab mingid instrumentaalseid väärtuseid
või noh, lihtsalt kirjeldusi, eks ju, aga need ei anna sulle sihti ega väärtust. Ja see, et kuidas David Abram ütles ilusti, et meie eesmärk ei peaks olema seda välja selgitada, kuidas siil töötab, vaid kuidas siiliga käituda, elada koos selles maailmas, et see mulle väga meeldis. Ja siin minu meelest nagu see Petersoni, sellest aspektist nagu see Petersoni kriitika postmodernismi suhtes on nagu hästi õigustatud, et postmodernistid, ütleme Nietzsche'st inspireerituna ütlevad, et ei ole fakt, on ainult tõlgendused. Ühesõnaga, et kõik tõlgendused on nagu võimalikud või on nagu lõputul hulgal erinevaid tõlgendusvõimalusi. Ja nüüd sellega Peterson nagu nõustuks, et ongi lõputul hulgal nagu tõlgendusvõimalusi. Aga mõned töötavad neist. Täpselt, et mõned on nagu, mõnedega saab elada, aga mõni viib sind enesetapuni või mõni viib sind depressiooni või mõni hävitab maailma, eks ole, ühesõnaga, et need, mis nagu töötavad, et neid ei ole tõesti lõputul hulgal aga muidugi see komplekssuse probleem tegelikult ei kao ära, sest neid, mis töötavad, on ka palju. Ei ole niimoodi, et töötab ainult 1, 2 või 3. Selles mõttes, et ega see komplekssuse probleem tegelikult jääb. Lihtsalt töötavad erinevalt. Ühesõnaga, et neid, mis töötavad, need ei ole lõputul hulgal, aga neid on siiski päris palju, sest nad töötavad ühismõõdutud ka, et me ei saa sellest komplekssusest ikkagi lahti, see kompleksus jääb, et ja lihtsalt Petersoni juurikas on selles mõttes samamoodi nagu Nietzschel, et kuidas käituda, sellepärast on tema raamatu pealkiri ka tähenduse teejuhid, samas ta niisugust behaviorismist õpib ta palju, eks, ta niisugust meetrilist ja positiivistlikku teadust, ta võtab sellest ka ikka väga palju. Näiteks viimati see annab talle ta pagunid mis talt nüüd on vist ära võetud juba. Jah, aga näiteks viimati oli tema intervjuu David Bassiga, kes on niisugune evolutsiooniteooria klassik, ja keskendunud paaritamiskäitumisele, inimese paaritamiskäitumisele, human mating. Podcast ka. Kuuls ka või? Ja mul on tema raamat ka, see on, ta on tegelikult, ta on tõesti oma ala nagu guru on see David Bass. Ja sealt tuleb väga huvitavaid asju välja, nagu nad mõlemad ütlevad ka, et tihti nad leiavad neid sealt asju, mis neile üldse ei meeldi. Näiteks Peterson toob näite, et kui tõsine probleem on IQ erinev jaotus, eks ju, ja kui oluline edu näite on see IQ, eks ju. See on väga tugevalt kaasa sündinud, see jaotub kohutavalt erinevalt ja tegelikult osadel inimestel, kellel on kaasa sündinud madalam IQ, neil ongi igatpidi väga raskem. Ja see probleem on nii keeruline, et mis nendega teha, eks ju, eriti kui ühiskond järjest keerustub, nii palju lihtsaid töid pole võtta, eks ju, kuidas neile säiliks nende eneseväärikus, on kohutavalt raske probleem. Et seda ei saa lihtsalt niimoodi, et harim neid rohkem, ei anna harida väga. Ja see, mida David Bass toob välja, eks ju, on siis meeste ja naiste mating, paaritumine on nagu, kui tahab natuke liiga sooloogiliselt, liiga sooloogiliselt kõlab, eks see inglise keeles on natuke laiem, paarumine öeldakse ka vahel, et millised on meeste keskmised strateegiad, millised naiste strateegiad, seal on nagu väga huvitavalt tulevad välja need erinevad, et ka mis näiteks David Bassi nagu David Bass, jah, buss kirjutatakse eesti keeles. Kahe S-iga? Jah, nagu buss. See on lihtsalt ka väga huvitav, et nad jälgivad ka neid, et kuidas mehed valetavad, kuidas naised valetavad, eks ju, see ja mida nad hindavad ja sealt tuleb ka tegelikult üsna koledad asjad välja, näiteks selle Tinderi maailmaga ja mis nüüd on välja tulnud, et see on kiskunud mingis mõttes inimloomuse alasti ja tõesti väga piinlikult alasti, eks ju, näiteks, et mehed on märksa vähem valivamad, samas seal on umbes siukesed näited, et kui mehed annavad pöidla püsti umbes 60% naistest, eks ju, aga naised umbes 6 või 4. See vist see vahe vist oli isegi suurem. Jaa, et see on nagu mehed mingi 80% ja naised mingi. Ja umbes see kikub asjad nii ebamugavalt alasti, et naised vaatavad ainult risti ja üles, nagu öeldakse, see hüperkaam ja kui suured sooprobleemid tulevad sellest praegu. Et miks ei leita paarilisi ja kuidas see on tulnud ja millised on agressioonikäitumised ja et see, mis ta ütleb ka välja, et sa vaatad ja see on nii kurb ja traagiline, aga selline see loomus on. Umbes samamoodi, nagu sa vaatad seda maailma, et selline nii oluline asi, üks kõige, IQ on üks kõige olulisemaid edumarkereid, mis on ühendana, eks ju, loomulikult on seal teised meelekindlus ja kohusetunne ja siukesed asjad, aga mis pannakse nagu täringutega paika, sa ei saa seda ise valida ja sinu saatuse raamid on nii jäigad juba, eks ju, see ongi su saatus. Või tähendab, IQ on ütleme komponent su saatusest. Et sellega seoses veel üks nagu päris oluline mõiste, mis ühendab
Nietzsche't ja Petersoni ja mis ühtlasi nagu mingis mõttes kehastab sellist Petersoni või kuidagi nagu sisaldab, ütleme, Petersoni kriitikat postmodernismi aadressil, on hierarhia mõiste. Ja see on nüüd päris oluline mõiste, et Peterson nagu, või Peterson arvab, et või Petersoni järgi postmodernistid arvavad, mis ilmselt osaliselt on ka tõsi, et kõik hierarhiad on võimuhierarhiad, aga nüüd Peterson räägib kompetentsi hierarhiatest, eks ole, mis on seotud, eks ole, ka selle IQ-ga natuke, ühesõnaga, ja Nietzsche muidugi selles mõttes on hierarhiline mõtleja, et Nietzsche nagu täiesti tunnistab ja mitte ainult ei tunnista, vaid jaatab need hierarhiaid, ühesõnaga, ja ta nagu, ta nagu üldsegi ei taha, et ühtäkki kõik hierarhiat kuidagi ära kaotatakse, midagi sellist. Ühesõnaga, Nietzsche kardab seda. See on üks nagu põhjus, miks ta nagu on demokraatia suhtes hästi kriitiline Nietzsche. Sest ta kardab, et tema sellises karjademokraatias, nagu ta ütleb, et seal lihtsalt kõik hierarhiad hävitatakse, lülitatakse tasa, eks ole, ja jääbki selline keskpärane massiinimene, eks ole. Et kõik nagu keskpärastatakse. Ja Nietzsche selles mõttes nagu tunnistab täiesti hierarhiate vajalikkust, hierarhiate nagu tunnistamise vajalikkust. Ja siin muidugi Peterson on selgelt Nietzschean selles mõttes, et ja siin on nii Nietzsche kui Peterson ikkagi üsna selgelt sellise mingit laadi postmodernismi vastased, ütleme niimoodi. Jah, ja veel eelmine märkus, et Nietzsche ütles, et inimese suurust näitab see, kui palju ta suudab taluda tõde. Nietzsche ütles seda. Jaa, et see on üks oluline asi, eks ju, näiteks kui Peterson räägib, et see on nii halb ja ebamugav, kui ta vaatab neid IQ-graafikuid ja neid andmeid ja David Bass ütleb ka, et pagan selle inimese paaritumiskäitumine on ikka nagu nii traagiline mingis mõttes, et sealt nagu ei saagi mingit väga häid asja kokku laduda. Eks ju siis, see, mis siin tihti on, on üks võimalus on see, et lihtsalt eitada, valetada, eks ju. Illusioonides elamine ja see on ka üks põhjus, miks ta nii paljudele närvidele käib, on see, et ta ütleb inetult selle tõe välja. Et ütleb, näete, see ja see ei ole võrdne, et inimesed kas sa mõtled Nietzsche't või Petersoni? Mõlemad kohta võib öelda ja David Bass sinna kaasa arvatud, eks ju. Ja siin on see probleem, mis on seal Lääne Akadeemiasse tunginud, et solvavaid tõdesid ei tohi välja öelda. Täpselt. Ja on raske ette kujutada, mis võiks rohkem inimest solvata, eriti kui sa oled siuke võrdõiguslane naha ja karvadega kui evolutsioonibioloogia näiteks, täpselt. Mis hakkab raiuma, sorry vaan, inimene on imetaja üheks tunnuseks on see, et üks pool on lastega rohkem seotud, kusjuures, mida ka Peterson rõhutab, eks ju, et see primaardiaad ei ole mees ja naine, vaid naise isiksus on just evolutsioonis kujunemise lool andnud ema ja lapse suhe, eks ju, tänu sellele ta loeb emotsioone paremini, tema see nõustuvus ehk agreeableness ehk koostöövalmidus on keskelt läbi kõrgem, statistiliselt tuleb see ka välja, eks ju, ja ta on üsna teistmoodi elukas statistiliselt ja mehel on jälle teistmoodi asjad ja kui sa sinna vaatad otsa, siis sükuse et sa tahad, et igal pool ühiskonnaks oleks jaotused proportsionaalsed, siis see lihtsalt ei mängi välja, et see on nagu jabur eeldada, et kui anname kõigile võrdsed haridusvõimalused ja kõigile võrdsed enesetäiendusvõimalused, et siis tuleb lasteaia kasvatajaid ja autoinsenere 50-50 mehed, naised. Lihtsalt tragöödia on selles, et meie ühiskond ühte tegevust suudab paremini monetiseerida kui teist, eks. Ehk siis maksta rohkem raha. Jah, nii Nietzsche kui nagu Peterson nagu ütlevad välja tõesti ebameeldivaid tõdesid, nagu sa ütlesid, ja see muidugi mingid inimesi väga ärritab. Kui on ebameeldiv, siis juba ei ole tõde. Siis ei ole tõde, siis on, et ja siit me muidugi jõuame selle poliitkorrektsuseni, eks ole, kus nagu mingid asju ei tohi välja öelda, aga Peterson ütleks, et ja Nietzsche ilmselgelt ka, et aga siis me ju nagu keelame nagu, või seame, paneme tõele päitsed pähe, selles mõttes, aga tõde võib olla ebameeldiv, selles mõttes, et kes ütles, et tõde on mugav, kes ütles, et nagu tõde on, tekitab us mingi positiivse emotsiooni, võib-olla tõde ongi nagu ebamugav, raske kanda, eks ole, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks seda välja ütlema, just sellepärast tulebki seda välja öelda. Ja eriti, kui see tõde käib sinu enda kohta näiteks, eks. Jah, kerge kenega öelda. Ja muidugi seal ta on ka teinud selle reservatsiooni, et
räägi tõtt või vähemalt ära valeta, eks ju. Et ja see on et kui me räägime niisugusest poliitkorrektsusest, see tihti läheb sinna valetamise peale ära. No me võime öelda ka viisakus, eks ju, tihti ja ta ise on neid näiteid toonud ja kusjuures selle tõe rääkimisega on niimoodi, et meie tänapäeva turvalises ühiskonnas on see probleem, eks ju, et puutub seikluslikkus ja heroilsus. Ja siis ta on öelnud, aga proovi niimoodi, et sa räägid ainult tõtt. Oi, su elu saab seiklus. See läheb väga põnevaks kohe, eks ju. Kust ta ütleb seda? See oli kuskil loengus lihtsalt. Tuleb ka kusagilt meelde, aga teine, mis mulle hästi meelde, väga praktiline nõuanne meile kõigile muuseas, et kui naine küsib õhtul, et enne teatrisse või piupalli peale minekut kleidi kohta, et kas ma näen selles kleidis jäävaid, siis õige vastus, et ma ei vasta sellistele küsimusele. Ei, kusjuures selle ma olen spontaanselt ära õppinud. Learning by doing või? Sellist laadi küsimustele ei vastata. Lihtsalt hästi lühike märkus veel, vist hakkame varsti lõpetama ka või? Seda pole vaja, aga räägi. Aga hästi lühike märkus, et tegelikult see Petersoni kuulsus ju nagu saigi alguse ju sellest, et ta nagu väljendas oma muret nagu sõnavabaduse üle. Just nimelt. Selles mõttes, et see on väga oluline osundus praegu. Ja see sõnavabaduse probleem ja et kuidas nagu vaba sõna, et kui ta on ebameeldiv või paistab kedagi solluvat, kuidas seda tahetakse ikkagi sageli nagu piirata ja välistada ja sildistada ja me alustasime tegelikult ju Saarets selle sama küsimusega. Just nimelt, väga hea, see totalitaarne algimpulss on seal, mis talle tegi muret, et kõigepealt oli see, et nüüd surume teil need asesõnad kurgust alla. Ja siis riietame skafandritesse, nüüd vaatame, mis saab olema see kolmas suur programm. Et kuidas, tema lähtub sellest, et ma ütleks, et emalik impulss on see, et maailm tuleb teha turvaliseks ja kusjuures seda väljendub veel niimoodi, et mees tee maailm turvaliseks, eks ju. Ja isa impulss on see, et poiss, sa pead saama sitkeks, sest maailm on raske koht. Ja need on loomulikult komplementaarsed, sellepärast ma olen ise ka praegu hästi väikeste laste vanem, eks ju, ja siis tõepoolest, eks ju, minu funktsioon on teha maailm nii turvaliseks, et nad ennast jälle ära ei tapaks või kuradi sandistaks vähemalt. Ja ongi niimoodi, eks ju, aga lõpuks on see, et nemad peavad ise saama ju nendeks, kes kaitsevad lapsi. Ja see tähendab, et nemad ise peavad olema sitked ja tugevad. Ja ülikool on loomulikult juba selline koht, kus peaks olema natuke teised printsiibid kui lasteaias. Eks ju, see, et need inimesed peavad ise sitkeks saama, sest nendest peavad tulema kaitsjad. Ja see tähendab, et nad peavad olema psühholoogiliselt enam-vähem sitked, eelkõige psühholoogiliselt, et vaimselt võiks ka ikka natuke, aga okay, sealt jõuame see sama Piaget ja Eisensteini juurde, millest me rääkisime, et kus kõik lapsed on. Jah, ja see, et kus siis veel, kui mitte ülikoolis inimesed kohtuvad ebameeldivate tõdedega, eks ju, ja saavad nende suhtes sitkeks. Mis paraku väga harva juhtub tänapäeval ülikool. Jah. Kus inimene harjutab näiteks läbikukkumist, sest tegelikult eksamil läbikukkumine, kui insener kukub eksamil läbi, see on küll ebameeldiv, eks ju, aga kui sild läbi kukub, siis on see nagu konkreetselt tappev ja traagiline. Selles mõttes, et kuskil peab harjutama niimoodi pehmemas vormis ka läbikukkumisvalu näiteks. Aga kena, 10 minutit on veel jäänud, et loeks ette ühe tsitaadi Jungilt. Kellele ei meeldiks tsitaadid. Jaa. Eriti Jungilt. Ta ju mingil määral seob kahte poolust, kellest me siin täna räägi, kuivõrd nad poolused on, aga kahte. Ja küsiks teie kommentaari ja siis just selle tänase üldiselt ja tänase saate taustal. Põlve otsast tõlgitud, ma ei ole väga rahul, aga et meie aega iseloomustab üleüldine hävingu ja uuenemise ootus. Tal on küll mood. Aga ma peaks seda ootuseks. Meie aega iseloomustab meeleolu, jah. Ja, ma tean, et ma valisin ootus, aga hävinemise või hävitamise? Hävingu. Destruction. Peaks vaatama, kui mul on olemas isegi ingliskeelne siin kõrval. Üks hetk on, ma ei tea, kui ei ole, siis ma ei hakka siin nagu võtsi aega. Ära raiska aega, inimesed kuulevad. Jah, ma ei leiagi teda praegu nii. See annab endast märku kõikjal, poliitiliselt, sotsiaalselt, filosoofiliselt. Me elame ajastul, mida kreeklased kutsusid kairoseks. See on siis soodsaks ajaks, jumalate vahetuseks soodsaks ajaks. Nii siis jumalate vahetuseks kui ka siis mul läks nüüd tegin käigu pealt jälle ümber seda. Ma juba sain mõttest aru. Ja et mitte ainult vahetada jumalad, vaid siis fundamentaalseid printsiipe ja sümboleid. Et niivõrd palju on kaalul ja nii palju sõltub praegu meie psühholoogilisest häälestatusest, et
lähme siis sellega lõpule, et Kairos jumalate vahetamiseks soodne aeg, mulle tundub, et midagi sellist on ju Jumala surm, Nietzsche ja see on ilmselt on see aeg, mis siin on kestnud 1789, ma pakuks üks aastaarv, mis sinna hästi sobiks, Notre Dame'i ümbernimetamine mõistuse templiks, millest ma arvan, et praegu läks midagi niisugust käima küll, jah. Täitsa võimalik. Näiteks ma endast räägin, et siin sõjaeelsetel aegadel veel, eks, mis on psühholoogiline meeletu hüpe, oli üks raamat Leiutades maailma, Katariin Marssal, või hästi palju teda meedias promoti, seal igas ajalehes oli umbes ja autoriga tegi Areen intervjuu ja siis oli niisugune feministlik tehnoloogia ajalugu ja ma lugesin seda ja kusjuures ma lugesin ennem, kui ma seda retseptsiooni kohtasin ja kui ma lugesin, siis ma sain täielik totrus idiootsus, eks ju, ta ütleb, et seal, et sisepõlemismootoriga autod jäid peale sellepärast, et neid peeti mehelikuks, aga elektrimootoriga autod ei võetud kasutusele sellepärast, et neid peeti naiselikuks ja eks ju, kui mehed oleks naisi kuulanud, siis poleks vaja praegu üldse tegeleda niisuguste asjadega nagu täiesti idiootne, igatpidi nagu alla igasugust arvestust nagu täielik jama, ta ei teadnud ei majandusest ega sellest midagi, Postimees ilmus see. Ma olin selle arvustuse ära kirjutanud ja eks ju saatsin ära, aga no loomulikult on seal ilmumisjärjekord pikk, eks ju, ja siis vahepeal tuli see sõda peale, meeleolud nagu täiesti muutusid, mul oli nagu piinlik, eks ju, siis kuidagi nagu, issand jumal, niisuguste tühiste asjadega tegelesime ja nüüd see ilmub, eks ju, pärast sõda, et kuidagi totter, eks ju, sest mul on tunne, et muu hulgas see sõda kuidagi andis nagu ilge kõrvakiilu ja sai aru, et mis asjad on tegelikult olulised ja mis mitte. Ja mina mäletan, ma käisin 2016 veel käisin feministeeriumi seinal või midagi, Facebooki seinal midagi jaurab ja no tule jumal appi, et ma ei jõua ka ennast ikka ära imestada tagant järgi, et mida kurat. Aga see, et nagu mingis mõttes on see tore, mul on tunne, et vähemalt mingid instinktid on paigas, et see lääne kultuuri siunamine ja kirumine käis ikka ilge hooga, aga nüüd, kui nagu järsku on Putini lõustaga vastupidi ja mis toimub, eks ju, siis nagu järsku saadakse aru, et kurat, on ta, mis ta on, aga tegelikult on siiski kõige parem. Ja võt see on ka kusjuures üks Petersoni sõnum, et lääne kultuur praegusel kujul, ta on kõige parem võrreldes mis tahes teisega või ka ajalooga, eks ju. Et seda ei tasuks maha tampida, vaid seda tasuks täiendada ja edasi arendada. Ja minu arust see vibe tuli küll praegu tagasi. Et kui nüüd tajud niimoodi, et kui Ukrainale mindi kallale, et vähemalt see kuidagi kompass läks järsku paika, et tegelikult see lääs ja inimõigused ja see on nagu kuidagi tore ja see, et NATO niimoodi hakkab kaitsma ja kuigi seal hädaldatakse, et ei piisavalt efektiivselt. Mina nii optimistlik ei oleks, et mulle tundub, et läks korraks võib-olla tõesti nagu tekkis mingi ühtsus, eks ole, et kaitsema seda läänekultuuri, aga see ma kardan, et see ühtsus koroonaga oli esimesed nädalad, et nüüd on ja siis tuli kõik see sama hüsteeria läks lihtsalt vastuolu sai lihtsalt hüsteerilisse, kultuurisõda sai lihtsalt hüsteeriat juurde. Jaa, aga ma ütleks, et lihtsalt see, et ma olen nii selle võrra pessimistlikum, et mind see väike puhang juba rõõmustab. Et seegi oli. Et vähemalt see mälestus säilib. Aga põhimõtteliselt ma arvan küll sellepärast, et nüüd tagajärjeks on jõhker vaesumine igatpidi ja see võtab hästi tuld, eks ju, toiduhinnad tõusevad, kütusehinnad tõusevad, teid ei saa ehitada, siin läheb veel toredaks laamendamiseks ja parem püsi urus või ulu koos huntidega, et ma arvan, et selles mõttes on küll paha tajada neis. Ja ta sobib see Kairose loodame, et tuleme eluga läbi lihtsalt. Ja ole hea. Selle Kairose kohta veel võib-olla, et absoluutselt see hetk, see poliitiline olukord, sotsiaalpoliitiline olukord, milles me praegu oleme, et midagi on sündimas, jah. Aga samas ma nagu ja on sündinud ikka pikka aega. Sama täpselt, et on sündinud väga pikka aega ja tegelikult see, nagu see sündmus, see, mida Nietzsche nimetab jumala surmaks ja mis motiveeris Petersoni seda probleemi uurima ja seda väärtuse probleemi ja nii edasi, et tegelikult ma arvan, et see sündmus ei ole ikka veel täielikult kätte jõudnud, selles mõttes, et Nietzsche ise ütles, et läheb sajandeid enne, kui see sündmus nagu päriselt kätte jõuab, et selles mõttes, et niisugused, mida ma olen mida ta peab selle sündmuse all silmas? Päriselt kohale jõudmine, et Jumal, mida tähendab, et Jumal on surnud? Et inimesed tõesti nagu, praegu võib-olla selles mõttes, et ikkagi ju mingi, ma ei tea täpselt statistikat, aga mingi väga suur protsent ju
inimesi, kes elab planeedil Maa, on ikkagi religioossed. Selles mõttes. Pigem me räägime religiooni tagasitulekus praegu. Just nimelt, aga samas väga paljude hulgas ei ole see religioon veel üldse nagu küsimuse alla sattunudki. Ja kui ta nüüd ikkagi jõuab nende inimesteni ka ühel hetkel, siis tulevad, selles mõttes me ei tea, mis tuleb. Ühesõnaga, see igal juhul see sündmus ei ole veel nagu täielikult ikka veel kohale jõudnud. Me elame ikka veel selle mingisuguses järellainetuses ja see on kestnud nüüd juba pea paarsada aastat, eks ole, võib-olla ja vaatame. Eks me saame siin, kui me räägime sündmustest, siis me saame rääkida ikkagi sümbolitest, eks, ja mulle tundub, et üks koht, kus selgelt toimub jumalate vahetus, on 4. sajandi lõpus, kui Theodosius Suur, eks, keelustab paganlikud riitused, see on ju selge jumalate vahetus, eks, ja Jakobiinide üritus see küll keerati tagasi, et Notre Dame oli Notre Dame'i, nad ristisid ümber mõistuse templiks, eks, et see no ja ma arvan, et see käib neid arenguseadus pidi, et siuke ütleme, neoanimism, neopaganism tuleb tagasi uuel täiustatud vormil, mis on ületanud mingis mõttes vanad. Jah, just nimelt. Ja neoanimism, neopaganism tähendaks ikka tagasipöördumist, kui meile tuntud raamistikus ikkagi Kreeka poole, eks, immanentsi ja pluralismi poole, kui siis selle monoteistliku transcendentse jumala poole. Võib-olla ka mingi animismi. Ja. Kõik on elust, puud, eks, pühad puud, hiied, aga mis sa, kuidas? Ja ongi. ja ongi. Kurat küll, ongi. Nõus. Descartes ja kaob ja kuradi mehhanitsistlik maailmakäsitlus. Me saame jälle aru, et ongi puud on elus. Ja see on tore, et seda on mitmel tasandil. Muidugi, jälle ilus tsitaat, Nietzsche tsitaat, millega lõpetada siukest saadet on see, et iga valu on sünnivalu. Jah, see on ilusti, see panna kirja. Iga valu on sünnivalu. Jah, see on... Seda, mis pidi pastakas käes käib, seda teadis küll hästi, siin pole kahtlust. Mul on üks tsitaat veel, mis on sarnane sellega tegelikult ja mis on nii kuulus, et ilmselt te olete seda ka kuulnud, et tuleb kätkeda kaost, et suuta sünnitada tantsivat tähte. Wow. See on Zaratustrast. Tuleb kätkeda endas kaost, et suuta sünnitada tantsivat tähte. Tantsu mõiste on oluline. Endas kaost. Et suuta sünnitada tantsivat tähte. Kätkeda endas kaost. See võtab küll hästi kokku, jah. Et suuta endas sünnitada tantsivat tähte. Sünnitada tantsivat tähte, jah. No nüüd hakkame kaost integreerima. Ja, aga see on jällegi Peter, see kaos. Täpselt, kaoskord ja mis on see dialektika nende vahel. Dialektika ei ole õige sõna, aga üks seal kaoses, teine korras. Nii see tants sünnib. Ma mäletan siin meie nimesi nimetamata, aga iroonilise muige seltskonna poolt seal, et Peterson, et issad jumal küll, et küll nüüd et kellel seda euro vaja on, aga mina julgen öelda ikkagi, et ma koristasin oma koobast ikkagi mingi kuu aega. Ühel hetkel võtsin ette ja ma arvan, et sealt üldse kuradi... Aga just Petersonist nagu mõjutatud. Petersonist mõjutatud ja mitte kohe. See võttis tükk aega ja sealt oli veel teisi asju tuli hakka rääkima, aga jah, ikkagi sina ju seal Maakri tänava selles koristasid koobast. Aga ma koristasin seda koobast ikka tubli kuu aega ja ma arvasin, et see ikkagi reaalselt on olnud väga tulemuslik üks paremaid investeeringuid ja see sama ikkagi, et enne kui et ükskõik, mida me jõudnudki sellest rääkidaks, et kumb siis, et Peterson ütleb, et me peaks veel maailmaga kohanema, aga Hillman karikeeritult ütleb seda, et selle hullu maailmaga kohanemine on hullumine. On hullumine, jah. No, ja võtab... Ma arvan, ma ei usu, et neil see positsioon nüüd nii erinev on. Kuigi Petersoni kaudu ma Hillmanist küll midagi ei kuulnud, see tuli ikka päris hiljem ja ta on jälle
huvitav vaatenurk. Kas Peterson ei viita Hillmanile kordagi või? No ma, jah, tema käest ma, ju ta kuskil võib-olla viitab, aga no, ma kuulasin teda ikka väga-väga palju ja sealt ma kõrvada vähem, võib-olla mul ei olnud kõrvavat selleks ajaks selle koha peal, aga et alustuseks kindlasti, et enne kui lähed parandama rahvusvahelist rahasüsteemid ja oma tuba korda, et see tundub mõistlik, jah. Aga lõpmata sinni tuppa jälle jääda, see on vist ka jällegi ole, eks. Ja nagu selline, Freud sellist piinlikult täpset koristamist ja sellist lõputut koristamist nimetaks Freud anaalkarakteri. See on üks Petersoni arvukatest lausetest, mis on meeldinud ja haakub väga sellega, et on kahte sorti ruume, kus ei saa olla. Üks on nagu see mul ei olnud see olukord võib-olla nii hull, aga ta, ütleme see siuke, kui on koobas ikka täitsa sassis ja teine on, kus on kõik need ja kiled ka veel peal, et on kaks võimalust, kuidas selles ruumis ennast hästi tunda, et kas sa ei ole seal või oled surnud. et selles mõttes see korra ja kaose kontiinum on lai, aga vahva oli tööga rääkida ja suur aitäh, Jaanus Sooveli, Mihkel Kunnus, et vahva vestlus oli ja tõmbame selle siis joone alla ja katsume siis leida optimaalse asendi kahte ruumi ühendaval mõttelisel sirgjoonel. Tehtud, head õhtut. Aitäh!